Hei hopsti, tere kenat pühapäeva, mis iganes hommikut, lõunat või õhtut, millal iganes te meid kuulate. Meie meeskonna poolt teile igal juhul suured tervised. Ja käima on läinud osa mingi 330. No palju ütled? 3, 4. 303, 4, 5. No ma arvasin, et 334. No nii palju küll ei ole. Ei ole, jah? Ma ei usu. 304 või? Midagi sinna. Davai, ma panin siis juba mingi... Sa panid 30 juurde vahepeal. 30 osaga panin vahepeal võssa. Tere, mis sul oli pühapäeva tervitasid? Tervist pühapäevale. Tere jah, pühapäeva. Mis iganes ajal siis? Jah. Meie siuke telgitaguseid veid siis, et me teeme seda saadet, et pühapäeva publikule on ja. Et ütleme, reede möödas on ja reede on juba isegi kaugel jäänud, laupäev ka möödas ja pühapäev, nagu öeldakse, on ja suuri töid ette ei tohi võtta. Ei tohi. Ja siis meie saade ongi nagu ideaalne kuulamine pühapäeval. Jah, et kui kellel on jõhker pohmakas ja vajab nagu tühjendamist, mürkidest vabanemist, siis võib-olla mõni kuulab meie saadet ja võib-olla söökimine tuleb kiiremini. Ja saab nagu võib-olla aidata nagu soolestiku puhtaks. Ja või lihtsalt naudid rahulikku pühapäeva. Ja. Et mina isiklikult, minul igal juhul okset esile ei tooks meie saade. Pigem sa ei ole kõige parem ka hindama. Ma ei ole kõige parem hindama, aga kui ma ei oleksin mina näiteks. Ma praegu, ma oskan küll. Okei. Kehast välja minna. Et ma kuulaks hea meelega meie saadet, ma arvan, ja aitaks pohmakat maha võtta. Ma tahtsin sulle oma seda stuudio surnuaia nurgakest tegelikult tutvustada. Meil on siuke nurgake ka või? Ja no tegelikult see uus, ütleme, see ei ole siin nagu surnud päris, aga ütleme selline... Mineku peal või? See on läinud. See on surnud, jah? Tema on surnud, ja teda me oleme juba näinud siin saateid. Oleme. Tema suri ära, kukkus mul ükskord maha ja suri ära. See on jõhker loom, vaata, ikka nagu raske ja ainult midi, ta ei ole nagu päris klaver. Ta on nagu midi. Ja näe, tal on lisandunud kaaslane. See on ikka surnud või? Ta ei ole surnud, aga ostsin värskema pilli endale. Ja panin ta siia hiberneitima. No aga müüki ei pane või? Ta ei ole... Keegi ei taha siukest või? No ta ei maksa niimoodi midagi eriti, aga kui keegi nagu tahab, ma olen nõus nagu müüma inimesele, kes leiab talle kasutust. Et ma lihtsalt nagu müügi pärast seda müüki ei viitsi teha, ta pigem sentimentaalse väärtusega. Mul on talle tore otsa vaadata, aga mul ei oleks selle vastu ka midagi, kui keegi nagu päriselt tahab, et ta töötab ainult koos programmiga kõige paremini, mis seda ka vist saab kuidagi edasi saata. Vähemalt ma ise uue ostsin nii ja eelmine vend saatis mulle mingi koodi ja siis toksisin sisse. Ma väidan, et kollektoritele viskad tagid peale, paned kuupäevad asjad peale, töökoja need peale, garantiid peale, et on õige asi. Ja ma arvan, et kollektorid võtavad selle ära sul, sest et 10 aasta pärast oled sa üleilmselt kuulus. Ma ei ole teda vaata ühegi kleepsuga aga kaunistanud. Tegelikult sellel on nagu päris põhjus ka. See on see, et tal ei ole, mul on need kleepsud on kõik siuksed suuremad ja tal ei ole siin vaata sellist ala, aina. Ma olen ju teda ainult niimoodi vaadanud. Enamus oma päevad. Ainuke koht, mida saad panna on ekraan, aga sinna seda läheb ju vaja. No. See praktilisel põhjusel läheb seda vaja. Ja tagurpidi, ma ei keera teda väga tihti. Jah. Ma veel isegi nüüd esimest korda nägin seda tagapõhja. Nüüd ta on siin, ta on väga tubli kaaslane ja nüüd ma ostsin uue Marketplace'ist. Selles suhtes kasutatud, minu jaoks uue. Ja ega palju ei muutunud midagi. Ta on uuem, värskem, uut energiat tõi mulle stuudiosse. Andis minule natuke seda, uue asja. Aga tegelikult on nagu surnult sündinud põhimõtteliselt. Ma panen selle valguse.
ahah, nüüd panid õigesti valguse. Tead, uued vidinad on alati toredad ju. Oota, aga miks sa ta siis ostsid, kui mingit vahet ei ole? Ma praegu räägin kogemusest. Ahah. Enne, mitte suurt vahet ei ole, seal on... Ta on kiirem ja nagu mingid uusi... Ta töötab koos arvutiga ainult, nii kiire kui arvuti on, nii kiire ta on. No see on kiire. Et tal on suuremad ekraanid, seal ma näen nüüd nii-öelda kogu tegevust ka selle massina peal. Tavai. Aga ütleme, näpud käivad ikka samades kohtades, vajutavad samu asju. Aga on biidi vahet ka tunda olnud juba või? No, ma ei tea. Veel ei ole, jah? Seda on küll keeruline vastata. Tavai, ma mõtlesin, nüüd on hoopis teine minek nagu, et seda on tunda ka kohe nagu. On teine minek, aga vaata, see on puhtalt sellise energia ja sellise seda ei saa mõõta ühesõnaga. Ja värske energia pealt, et tavai, nüüd hakkan kütma sellega. Tavai. Ühesõnaga, siin on siis surnu, et saan ka siia pärast visata siis. No tegelikult siia peaks panema ka selle, ma unustasin ära see kontrolleri, järgmine kord siis on vähemalt uusi asju. Aga siis peab kuidagi kinnitama, seepärast, et siis muidu on oht varinguks, vaata, elu ohtlik sul. Aga see, ma räägin, see on ka surnues, aga see võib siin fööniksit teha. Jaa. Et kõige hullem on see, kui su enda kadunuksed sulle peale kukuvad ja sind vigastavad või veel hullem nende hulka võtavad. Mul peasid katki teevad siit ära. Yeah. Ei, no kurat, tegelikult ma saan ta ka hästi läbi vaata, kuidas ma knoobi näpin. Jah, näiteks, ega siin ka mina ise võin siin impulsiivne, nagu ma olen, võin vihastuda, võin siin hoopis ise hakata määratsema. Sest et materjali mul on siin või tööriista. Tema knoobe, mulle meeldib küll näppida. No jah. Ja oi, kuidas ma tema pääde veel katsun. Päädid on head asjad. Päädid on väga head asjad. Aga täna on meil tegelikult ju tähtsad teemad. Väga tõsised teemad. Ja. Et, millest me alustame üldse? No algusest. No okei. Et meil on nagu nii suured teemad, et võib-olla võtame selle sinu teema kõigepealt. Ja mõtlesime, meil on siin mõned head DJ-de kogemused olnud vahepeal, et jõuaks sinna välja, aga ma ei tea, me oleme kindlasti saates rääkinud ka, aga Jopska, millal sa üldse nagu, kuidas sa esimene DJ set välja nägi või kuidas sa sinna mängijate taha nagu sattusid päris alguses? No ma pean minema tegelikult siis 90-ndatesse ja teadupärast Hall Kardinal Abrakuudu Maada tegi juba 90-ndatel koolidiskosid Kilingi-Nõmme gümnaasiumis. Ja juba siis ma olin pealtvaataja, ma olin see tantsija. Sa kibelesid ka sinna ma siis või? Ma nagu vaatasin ja mõtlesin, ma tahan ka DJ asja teha. Kuidas? Mis mussi tuli? No ta mängis ikka ju mingit sausti. Okay. Nirvanast kuni, ma ei tea, Hädevõini, DJ Bobani, Dr. Albanini, mis sellel ajal kõvad asjad olid. Kindlasti Eesti edanukuke, mingit seda kuiva vaibakloppi, mis nagu kindlasti. Ja kiibitsesid seal? Ja kiibitsesin, ise olin punkar, mängisin ju trummi, ma ei saanud sellepärast, et see ei lubanud. Süsteem ei lubanud. Maine ega süsteem ei lubanud. Sa ei saanud punkar olla ja punkbändis mängida samal ajal mingit korrali diskot teha, sest et see oli ju vastand. Kas pungis on päris kõvad reeglid, jah? Enam mitte, sellepärast, et minu arust ongi väga raske. Kõik on punk nagu. Et tundub, et seal ei olegi mingit konsensust ega mingit žüriid või mingit iga kildkonna mingit esindajad, kes on otsustanud nagu, mis siis on, mis nagu. Et kõik, kes ütlevad, et see on punk, siis see ongi punk nagu. Et väga-väga raske on seda nagu, jah. Aga see selleks, ma liigun edasi. Et, ja siis aastaid läks nagu mööda ja siis ma hakkasin teknot kuulama. Sajandivahetus on juba ära olnud. Sajandivahetus on ära olnud ja mõned aastad on üle ka läinud. 2002-2003, ma ei mäleta täpselt, kummal see oli. Hakkasime tehnut kuulama ja sealt juba loogiline jätk oligi, et tuleb siis hakata pidusid tegema.
ja sai pidusid siis tegema hakatud Kiias. Ja esimesena hakkasidki siis tehnot mängima? Jah, alguses mängisin nagu tehnot. Aga kus sa siis esimest korda nagu üldse mängisid? Aga kus sa nagu esimest korda nagu harjutasid või kuidas see? Ma nagu ei harjutanudki. Et sa läksid esimest korda mängima? Mul oli esimene pidu, Kiia pidu, see oli 2006 aasta. Mul oli kodus Sony S-idiga kõik lood lõigatud või tähendab pandud samale tempole kodus. Ehk siis, ja ma mängisin 100-stega, Pioneer 100. Aga mis sa seal? Kuna ma joogimajandust asja kõik midagi ei osanud, et siis ma rihtisin seda, et ma nagu õigel ajal, kuna ma mängin trummi, siis ma nagu need ringi lõpud või kui pikad ringid on või see loogika nii-öelda, see oli mul nagu enam-vähem nagu teada. Ja siis ma rihtisin nagu uut ringi algust, et ma pidin täpselt õigel ajal pidin pihta saama. Aga siis ma jäin ju muidugi vahele teistele ja siis nad naersid mulle. Oota, aga kuidas siis nemad tegid? Nemad mängisid õigesti. Nemad panid siis tempo kõrva järgi paika? Panid tempo kõrva järgi paika. Sony, või mis Sony? CD 100-stega sul oli seal üks pisikene ähmane tulukene, mis väitis mingit tempot, aga see kunagi õigele tempole ei vastanud, nii et see oli täiesti pimesi oma kõrvaga. Nemad üritasid ikkagi nii teha, aga sealt edasi juba järgmine pidu juba ma enam ei lubanud sellist alandust endale. Ja siis hakkaski lihtsalt pididki pusima ja tulidki kakarööblikud ülemineku failid, aga ei andnud järgi nagu, et hakkas tulema, aga ma mängisin trummi vaata ka juba pikka. Aga su päris nagu esimene mängimine oligi kohe üritusel, et sa ennem ei olnud nagu mängijaid nuppe vajutanud, kuskil stuudios harjutanud? Ei. Ja lihtsalt niimoodi? Aga kui enesekindlalt sa peal läksid või kuidas? Ei läinud enesekindlalt. Väga hull oli. Ja mängisin ju nii, Aga kuidas sa siis nii-öelda vahele jäid, et sa kasutasid sellist võtet, mis teistele ei meeldinud? Tulid uudistama, et mis lugu on. Aga mul oli track 1, track 2, ütlesin, et... ja renderdatud läbi. Ja, et mis asja, et kõik lood ühe kiirusega, et valisidki kõik lood ühe kiirusega. Ütlesin, et ei, et ma lõikasin nad ühe kiirusteks. Ma arvan, et nad olid lihtsalt su kavaluse peale natuke kadedad. No, vahet ei ole. Väga geniaalne move nagu ikkagi. Et ma nagu ja siis ma natuke üritasin, ma ikkagi päris õigel ajal ju jõudnud, sest et vahepeal ma natuke üritasin. Sa postis ei sättinud, jah? Ei, ma niimoodi natuke üritasin, aga ma ei saanud aru, kummalt pidi ühesõnaga. Aga keegi sul ei öelnud, et nagu, kus sa mine arene või? Ei, kus sa teadsid, et nendega DJ-tatakse, et miks sa äkki helipulli või mingisugust instruktaaži keegi ei olnud teinud, või? Ei. Väga hull ja niimoodi. Ja kui kaua sa mängisid see esimene kord siis? Ma arvan, et mingi 10 lugu võib-olla oligi. Tund ütleme võib-olla. Okay. Et seda ma mäletan. ja tegelikult võis olla ka, et see oli mul juba nagu päris sett, aga ennem seda oli mul vist äkki ikkagi veel üks mäng, kus ma mängisingi siis nagu tehnot, aga srantsi ja kõiki neid erinevaid kiirused, aga siis ma lihtsalt tõmbasin ühe kanali maha ja teise peale nagu. Aga kuna see isegi nagu minu selle ajastul ei kvalifitseerinud DJ-nduseks, siis seda mul pole ka ajus, ma mäletan nagu seda, kui ma need tempod õigeks panin alates sellest. Ja sealt edasi on üldiselt kõige parem trenn on live. Et vaata, seal oli nagu see, et me küll ise tegime, vaat siit ka nüüd kõikidele artistidele, kes meid kuulavad, et ega ainult vähestel õnnestub kohe nagu enda loomingut presenteerides kohe saada nagu kuhugi tippu, et tuleb aastaid ise jaurata, ise teha asju, ise korraldada asju, mitte keegi ei tule teid ise nagu otsima. Et siis oligi nii, et kohe korraldasime Kiias tagasaali pidu, B-saali pidu. Et seal oligi hea harjutada, sellepärast, et siin ei tulnud inimesi.
et me mängisime, ma mängisin Jormale, Jorma mängis mulle põhimõtteliselt, vahepeal keegi sõber käis läbi korra, vaatas seda, mis ta seal tühjuses ikka üksi seal imelik ka olla nagu, noh. Aga miks keegi peol ei käinud siis? Kõik olid A-saalis. Ja. Seal, kus tuli seda eurovärki ja kus nagu tšikid ja kus nagu Armaniga särkidega poisid nagu. Te snoobitsesite seal ja? Me olime pigem ahjualused seal. Me olime seal mingisugune, see teisejärgulised vanad. Aga Eurotrans siis ei pand mängima, et nagu kurat, seal on rahvas, panen ka vähe tümpsu. Ei pand. No tähendab, vaata. Maitses nii kindel ikka, jah. See ongi see nagu see suur samm, see ongi nagu, et mida sa lähed õppima, vaata, peale keskkooli, ütleme, peale gümnaasiumi, mis eriala sa valid nagu. Et seal pidi tegema selle otsuse, või tähendab, mina ei teinud mingit otsust, mul oli kohe selge, et ma ei hakka küll nagu mingit publiku järgi, ei saa küll siin midagi vaatama hakata, sellepärast, et need on ju lollid. Ei. Sellepärast, et ma ei saa nagu tavaeluski inimeste näoilmetest aru. Mis ma siis veel nagu veel seal mingisuguses pingeolukorras või kui ma seal ise nagu, inimesed võib-olla lähevad võib-olla suitsule, lähevad trinke ostma ja see kõik võib sattuda lihtsalt juhuslikult samal ajale. Et lihtsalt on rahvas, järsku rahvast ei ole. No kui ma hakkaks seal nagu selle järgi, et vale lugu, hakkan seal kohe muutma, võib-olla oli just õige lugu, ja inimesed oleks tagasi tulnud, aga kuna ma nüüd hakkan paanikasse, et vale muusik, panen mingid muud, ei tule üldse enam tagasi, vaata. See on peenteadus. See on peenteadus ja kuna ma seda ei jaga, siis ma ikkagi, et ja mulle meeldib seda enda lemmikmuusikat suurtes kõlarides kuulda. Ja ikkagi nagu... Eks see ole suur faktor ka? Ja ega ju mul ei olnud nagu midagi ju tegelikult kaotada, see on mu hobi, on ju. Ja ma pean ju hobi tegema niimoodi, kuidas mulle meeldib. Ja mulle meeldis niimoodi ja ma ei kahetse. Ma tahtsin, ma suurest kõlarid, ma kohe räägin, kuidas mul oli esimene, aga suured kõlarid mul tuli meelde. Kui me kuskil laivi tegime, siis ma ütlesin meie tehnilisele tiimile, et kuule, et need suured kõlarid, et ma panen suurtest kõlaritest midagi. Ja siis helimees oli tehniliselt, ma ei mäleta ta sõnast, tehniliselt need ei ole päris nüüd suured kõlarid, nagu, aga see oli ikkagi venue, on ju. Need olid suuremad kui mul siin stuudios, on ju. Aga tegelikult need ei ole nüüd nii suured kõlarid ka, on ju. Siis mul siuke chill. Pardon. Läks väga tehniliseks, läks jutt kiirelt. Ja lihtsalt, need väiksed kõlarid siin siis. Ei aga kui sa... Aga ta oli vist pool naljaga ka, nii et... Ei, aga samal vaata, aga keegi tuleb näiteks, sa kuulad Wu-Tangi, on ju, ja keegi tuleb, on ju, et päris lahe disko lugu, on ju. Tehniliselt on ikkagi see on siuke muusika perverssus on see, nagu perverdid oleme ma vaata. Ja seal, kus ikkagi nagu keegi ikkagi eksib, siis on ja veel kui niimoodi, veel suurelt. Ma proovin järgmine kord siis olla konkreetsem. Kõlarid lihtsalt nagu, jah. Et need kõlarid, vaata, või... Ja või siis oled näiteks lava peal, on ju, räpi live, on ju. Siis mõtled, kurat, et võiks nendest mu selja taga või kuskil olevatest kõllidest vähe kõvemini tulla. Ütled helimehele, kuule, pane siit suurtest kõllidest vähe juurde. Siis nagu, siin ei ole suuri kõlle. Tehniliselt. Ja ma olen näiteks niimoodi, et ma jään hätta nagu, ja siis ma olen niimoodi teinud, et ma alustan ise nagu lauset. Aga siis lasen nagu näiteks Abrakuudul ise lõpetada. Et kuule Abrakuudud, vaatad, kas siia nendesse... Siis ta kasutad küll seda. Ja nendesse, et kas siis saab juurde. Et siis on nagu, mina jään nagu targaks ja ka tema saab nagu, Ei, ta saab ennast targana tunda. Väga. Saab need nimetused välja öelda. Mudeli, margi, kõik. Ja me oleme siin, Vavvi, Tempe, kolmed flakid, eks Abrakuuduga me oleme need nurgad ikkagi suht maha lihvinud. Saada mingi audiofail, mis töötab. Jah. Nagu ta võiks töötada, mingi töötav audiofail. Jaa. Võiks, sellest piisab. Kuule, aga räägi nüüd siis enda essa ära. Mul on ka ikkagi suht... mul on ikkagi... Ma ikkagi harjutasin nagu ennem.
või noh, ma olin kodus nagu mänginud omaette ja võib-olla kellegiga seal jämminud ja niimoodi. Ja siis üks hetk vist Ingmar Kailit käis külas, kuule, et sul on nagu see või masin, mängid, ma siuke kurat vahepeal veits mängin ja siis see oli see periood, kui ta korraldas Existence'i pidusid. Ütles, et davai, tule mängi. Siis ma davai ja ma ikka nagu jõhkralt põdesin esimest avalikku DJ keikat. No siuke Jesus Christ. Aga mis nime sa olid siis ka seal? Äkki oli kohe esimesest korrast DJ Mäkki Freakas. Mäkki Freakas siis on ja. Kui ei olnud, siis äkki oli lihtsalt minu nimi või? Aga kurat, minu arust ikka oli DJ Mäkki Freakas esimesest korrast vist mul juba. Mind oli vist juba kodus mängides ära ristitud teiste country heitase kaaslaste poolt. Nagu. Et ma pigem arvan, et nii. Tavai. Ja jõhkralt ikka põdesin, et nagu avalik kõik vaatavad, kuulavad, teevad märkmeid. Nagu tavaliselt teevad, publik teevad märkmeid, nii siin läks sassi, järgmine kord ei tule ja nii edasi. Ja loobud. Ja mul oli set nagu teada, et nii-öelda preparation oli tehtud, set oli prepitud ja mul oli kirjutatud notepadi, oli kirjutanud, mis minuti peal ma pean vajutama järgmise loo üle. Ja mul oli kontroller, mul oli neid temposega, mul sellist probleemi ei olnud, noh, 20 aastat, ei mitte päris 20, 15, 10 aastat hiljem või mingi 2015 või nii on 16. Jah. Aga mul oli notepadis kirjas, et näiteks 0.50, 0.1, 52 pean panema järgmise loo, ja ma jõhkralt närvis, ja siis ma selle notepadi ja DJ tarkvara vahel nagu käisin arvutis programm, ma ei pannud neid kõrvuti ka, ei näinud, siis käisid, et vaatasid, siis unustasid ära, kuna närvis oled, käed värisevad järgi. Ja siis niimoodi ma panin notepadi järgi seal selle seti ära. Ja siis järgmine kord ma avastasin, et ma ei pea notepadi panema seda teksti kirja, et siin DJ Softis on comment rida, et ma saan siia kirjutada, et nagu mul elu läheb ju ikkagi suht DJ testo nagu easy game. Ja siis ma nägin sealt ja siis mingi ajapikku siuke, et tegelikult Bowie ka vaata, et nagu sa tead ju, millal refräänid või asjad hakkavad minu lood vaata, minu lood, mis ma olen ise nagu valinud, tegelikult ei olegi nagu tähtis see, et ma ei pea täpselt selle sekundi pealt mängima vaata ja lihtsalt sealt kuidagi läks loogiliselt edasi. Aga see notepadi värk oli alguse hustle. No paistab nagu meil mõlemale suht ekstreemsed siuksed lähenemised. Oota, aga sul oli nagu notepadis oli selle esimese esinemise aeg, oli sul nagu minuti pealt, sekundi pealt kirjas. Aga mis siis oleks juhtunud, kui oleks nagu sassi läinud, vilel läinud, et mis see... Ma tõesti mälet, mul läks raudselt sassi, nagu see närvilisus on ja olek, ma arvan, et seal läks raudselt sassi. Ma ei mäleta, mul ei ole situatsioonid meeles, mul on lihtsalt meeles see nagu üldises plaanis. Et kui mul läks sassi, kuidas ma selle biidi seal paika panin ja värki, ma ei meenus, ma olin ikkagi kodus harjutanud, ma nagu joogviile teadsin, mis nad teevad, et ma vist nagu nende järgi ikkagi sain nagu paika, ma nagu tuletan. Võta jälle trummimängust kasu, oskan eristada erinevad trummi, mis trumm on. No, ja mingit waveform ega midagi ju ees ei olnud. Näiteks ja alguses olidki kõige nagu raskemad siuksed üleminekutel vasturütmid. Ehk siis uue loo trummid on vastupidi. Ja vaata, et selle ära tundmine nagu, siis sa jälle kuulsid, ei kõret, käib vastu, tõmbad kanal maha, siis pidid hakkama seda joogi, et meeletult nagu arendas. Jogaratast. Jah, jogaratast. Et okseratast sai seal kedratud, et jõle vahepeal oli nagu, ma räägin, kui sa ajaste pealt asja selgeks said, siis tegelikult mängid nagu midi maailmas nagu kõigi asjadega ära, et
No jah, tegelikult selle praegu mingi kontrolleri või tegelikult ka mängijatega selle miksimise, kui keegi näiteks isegi tippe annab kõrvalt, suht kiiresti saad selgeks, kuidas see käib. Et kui sa nagu saad juba aru, kuidas muusika töötab, kuidas see matemaatika seal taga on või nii, nagu isegi kõige nagu basic umal tasemel. Aga minu teine suur nagu siuke üleminek oli siis, ma käisin kontrolleriga veel aastaid ikka mängimas ja Tempel avati ja Templis käisin ka veel kontrolleriga mängimas, kuigi alati mängijad seal, pidin seal nagu ruumi, tead küll, leia endale mingi ruum seal natukene siuke alaväärsuskompleks ka, et tulen oma kurdi kontrolleriga siin nagu mingi mängu asjaga, vaatad, seal on keegi mängib mingi suured mängijad, värgid. Ja siis me elasime ju seal Templi majas ja vahest oli see, et mängijad jäid eelmine päev oli pidu, me olime seal, mängijad jäid sinna ja siis ma lihtsalt nagu käisin seal mängimas ja siis me tiksusime seal saali osas tegelikult päris palju. Sillisime seal, keegi mängiski plaat ja sina või ma käisin ise või kes iganes. See oli mul täitsa meelest ära läinud. Ma nende järgmiste päevadega tegingi endal need CDJ-d selgeks ja nagu selle enesekindluse ka, et ma võin pidudel ja nendega on ikka palju rohkem lusti, vaata. Esiteks sul nagu see pisike kontroller on ja nagu see on ja selle samaga ma mängisingi esimest korda see, mis ma rääkisin. Ta näitab, järgmine kord on see siin selle peal. Tooli leenid. Sellega on ikkagi suht mängu asi, need nupud on siuksed klika-kloka ja... No, ma võin ta kohe välja tuua. Näita ja rahvale, mis kõva pill ja see on ka müügis. See on natuke katki ka seda. See ei ole müügis. See ei ole müügis. No kollektoritel jah. Ma ei julge teda mingi 20-ga müüa, aga kui keegi tonniga tahab, siis saab. Siis jah, et ta saab seda, mida soovib. Et selle samaga ma käisingi ja harjutasingi, et ta on natuke, vaata, ma olen siin teipinud, ta on selline asi, et kui sa lükkad feideri liiga siia poole, siis hakkab teine kanal ka veel mängima otsa. Okei, see on siuke... Et siis pidi teibiga piirama natuke seda, et aga muidu... Vaata... Ja ta on vist nii vana masin ka, sest et nagu arvuti enam ei mängi läbi tema. Et võib-olla on see asi, et ongi software on nagu uuenenud, aga siia see ei ole järgi jõudnud vist. Ma ei tea, ma pole kindlaks teinud, aga igatahes heli välja ei tule, kõik asjad toimivad, aga soundi siit ta välja ei saada. Vaata, siin ongi nagu, me liigume ju oma selle DJ jutuga nüüd on ju järjest edasi, et nüüd jõuamegi nagu sinna punkti, et ma kuskilt maalt nagu saingi nagu ise aru, et nagu ei ole mõtet minnagi nagu tehnilist nagu rada pidi, et tehnika tuleb niimoodi järgi, et abimees on nagu nii tugev juba kõrval, et seal nagu enam ei olegi vaja nagu loomulikult nagu väga midagi nagu tehniliselt arendada. Et pigem läksingi nii-öelda siis selle seti peale nagu üle. Et panin oma selle rõhu sinna seti sisse, milliseid lugusid ma valin sinna, kuidas ma nad, mis vahetuses ma nad nii-öelda esitlen ja siis muidugi see efekti majandus, mis mul see on algusest peale. Algusest peale on nagu. Ma räägin, see vanakooli Teknavis rants on alati ringi lõpud, passid maha, plaks uuesti jälle peale, mingid ringi lõpud on alati mingisugused, kas 4 takti, 8 takti, 2 takti, mingid kas lühikesed, pikemad, ülipikad ja siis tuled jälle uue ringiga, vastu hammast lõin jälle mikrofoniga. Seda kutsutakse ju tegelikult ka loo produtseerimiseks, et sa siit võtan vähemaks, siia panen juurde, kuule siia vajab. Jah. No eks ma pean otsima seda tasakaalu. Ma kipun siin üle vuhvitama. Ja viimane kord küsid, kuule, siin võib efekte panna ja ma ütlesin, et võta siin vaikselt. Võta vaikselt. Ei, see kõik on väga hea, sest et See oli meil, see oli saatelindistus. See oli saatelindistus, mille küll te kuulete. Et jah, et seda nagu, aga see ongi sellepärast, et kuna kõik asjad on tehtud hästi kergeks, et sul on nagu waveform, sa näed visuaalselt, saad orienteeruda, saad, kui tahad sinna seda sünki panna veel, no seda ma ei pane, sest et ma just seal kunagi maha ka võtta, kui keegi peale on pannud.
üritan seal oma kiirus, midagi ei toimi, lugu hakkab läbi saama, ma olen seal nii hädas, et... Olen ka olnud samas olukorras ja korduvalt. Ja ma lähen alati sedasama teed iga kord, mängija välja tööle tagasi ja siis ta on selle nagu maha võtnud ja mingi temposünk, ma ei saa neist aru, kui mul on see ühendatud ja see raatoga, ma saan aru küll, kuidas ta süngib. Aga seal nende mängijatega ma ei saa sellest süngi põhimõtteliselt aru, seal pole vajagi, lihtsalt paned ühe mängija teise mängija järgi, vaatad numbreid kas või see on lihtsalt manuaalne sünkimine ju, ta ei erine sellest. Eriti palju kõrva järgi ei tee seda, vaata. Jõuame nüüd järgmise küsimuse juurde. Et on sul siis ka nagu peatäie tõttu midagi, mingisugune asi nagu failinud ka või? DJ-tamises? Jah, vahet pole. Ma ei teagi, kas mul on või? Sul on või? Mul ei meenu ühtegi praegu. Minul on. Ma tuletan meelde. Ja see jääb muidugi sinna noorusaega, kui veel mul jaksu ja kõike tuhhi ja kõike niimoodi purskas. Et siis oligi kõva see DJ asi, see kõik, mind oli raske ära saada sealt masinate tagant üldiselt. Kui ma sinna juba läksin, sinna ma tahtsin jääda tundideks. Aga siis oligi see samm, et ühel peol sai natuke üle võetud. Ja siis oli häda ja küll suur, sest et sellel ajal mängisin veel CD-dega. Mälupulga võimalust veel ei olnud. Ja kurat, siis oli ikka tegelikult, mis plaat mängib, kus ma mida tõstma pean, kust ma mingi plaadi, kus minu kõrval oli minu vaimne isa DJ Rando Sulge, 1000 tervist sulle ja oli tema mängis enne mind ja siis ma palusin abi, et kus ma siin olen ja mis ma siin olen ja siis ta juhatas mind ilusti otsa peal ära, vaata, et see kanal tuleb nüüd sinu plaat on siin see, et ma võtan nüüd selle välja ja siit hakka minema ja siis ma sain aru, et okei, et siis ma seal sellel peol panin ka vale mängija paar korda kinni, et panin muusika seisma plaksti. No seda ma olen teinud ikka selge peaga. Aga siis ma saingi nagu selle teadmise, okei, sul on nüüd 2 varianti. Kas sa lihtsalt timmid endal nüüd niimoodi, et sa mängid igasuguse peaga üle, et lased peade üle võtta või siis mingite peatäitega sa lihtsalt ei lähe mängima või sa lihtsalt ei võta siis nii sodiks ennast. Ja ainuke, mis jäi nagu siis laual oli see, et tuleb ära mängida iga peaga ja tuleb sellel peade ja lasta üle võtta ja siiamaani üldiselt on toiminud. Kurat, mulle ei meenu küll ühtegi lugu. Ma ei ole vist sattunud selliste peatäitega mängijate taha. Kui olen, siis ei mäleta. Aga vaata, siin ongi, et... see mängija, vale mängija kinni panemine, seda ma olen teinud, ma seda teen ka praegusel ajal, nagu vahest juhtub, aga ükskord mingi tüüp küsis, et kuule, et kas te siin DJ-te, kas te siin teete ka midagi või lihtsalt liigutate käsi ja siis nagu teete, et keerate nuppe, vaata, aga mul on nagu selle mingid tikid on sees, teed kogu aeg mingi samu liigutusi seal mängijate taga ja mõned neist ongi see, et ma kontrollin, et see mängija mängib, kätega niimoodi, ütleme, käib siuke olukorra kindlustamine, vaata. Käid üle. Jah, et need on tikid, ma ei tee midagi, praegu ei tulnud vau-efekti, ma lihtsalt kontrollin ja võib-olla nagu järjest mitu korda, see ongi selline tikk, vaata. Ja teinekord võib-olla peatäis on üle võtnud, siuke kerge peatäis, ütleme, selline lustlik peatäis. Siis kontrollid 10 korda üle ja paned peale seda kohe vale mängija kinni, vaata. On juhtud, aga vaata, siin on... See on väike lühis on ajus lihtsalt, see ei ole mitte midagi muud. Seal võib olla... Selge pea võib samamoodi joosta korra 404. Inimlik see, et sa jäädki sinna oma mingisse mõttesse kinni ja sa lihtsalt selles suhtes, oled nagu, hooletu. Aga see nende nuppude ülekäimisega on veel niimoodi, et ma olen ise mitu korda iga pidu, kui ma mängin, tähendab, see ongi mul ka tikk võib öelda.
et ma veendun, et kõik on keskel ja siis ma nagu hakkan uue asjaga tegelema, siis ma ikkagi ei ole kindel, kas ma ikkagi kõik panin keskele ja ma lähen käin need kõik üle, ma isegi teinekord vähe liigutan, et ma seda keskmist, seda plõksu, seal on vaata siuke see keskmine plõks on, vaata, käib seal, kui sa nuppu keerad. Kui on korras nupp. Jah, mõnedel see ei tööta, jah, et ja siis ongi see, aga see ongi, ega kui sa oled laevakapten või lendur, sul on igast autopiloodid, asjad, aga sa ikkagi pead ise kogu aeg, pead ikkagi käima ja veenduma, sellepärast, et sul on ikkagi sul on raske raske masinavärk on sul, mida sa seal opereerid. Ja ega see plaadi mängimine on ka. Vaata, kui palju nuppe siin on. Me oleme mänginud kahekesi niimoodi mõned korrad ja tead, ma praegu mõtlen, ma pole ikka sellega lõpuni ära harjunud, sest et ma saan peaaegu iga kord sult riielda, et kuule, kas kõrged peavadki maas olema nagu iga kord korra või kaks käib ikka läbi, et nagu kuule, sul on siin see lugu ammu mängib, oih, jah, siis peale lugu on kohe ärkab ellu. Abral ma käin teen järel seda kontrolli. Jottveed. Jah, teen jottveed, et ma vajan ise ka tegelikult seda, ma ka ise olen hooletu vahepeal, teen igast rumalusi, aga mul lihtsalt ATH vaata ka, mulle ma ei saa, täitsa piinlik on mingi Machine Nationi video, kontsertvideo on, mis on YouTube'is üleval, täitsa piinlik on, Jormaga mängime seal Abrakuuduga ja siis on niimoodi, et Abra hullult mängib seal niimoodi ja siis on videos on mina, kus ma vaatan niimoodi, üle õla vaatan, Abra niimoodi, et mis ta teeb, vaata, nagu mingi hullu siuke õpetaja vilk on ees veel nagu mingid, Abral ka ebamugav mingi tüüp vahib lihtsalt. Hingab kuklasse, rahune maha, mine nüüd ole sul, aga mul nagu ei ole siuke, mitte et ma ei muretse Jortsi pärast, aga lihtsalt, et head lood, vaata, kui su filter peal, ei tule nagu, et hea lugu jääb ilma või mis iganes nagu. Aga mul on see üksi olen, siis mul on seda kontrolli nagu rohkem või nagu mul on nagu paremini kontrolli. Ma seda mõtlesin, et pole kahekesi mängimisega harjunud. Vahepeal Tong võtab üle ja siis nagu ükskord me mängisime kahekesi, kui me ei tea, me ei saa öelda, kui kaua meil luup mängis, me ei tea seda algushetke. Ei tea, jah. Aga me mõlemad me päris mitu minutit rääkisime seal ja hullult tegutsesime seal, tegelikult oli luup 32 luup, kes mitu minutit. Ja oma endal tundus, nagu areneb kõik värki-särki, aga et lugu läheb edasi, asju toimub. Ja siis ühelt poolt avastasime, et siuke fail, aga... Ja siis silmad, waveform on seal ees ja silmad lähevad lõppu. Et nagu, miks ta lugu peaks olema lõpupool, vaata kuskil, vaata. Ja siis tükk aega aju ei võtnud vastu seda infot, siis meil on luup peal ja see oli, et tavaliselt üks ikka tajub ära ja näe luup peal, aga siis oli nagu mõlemad olid, peade. Aga kui seda saab nagu veaks kutsuda, jah, siis see on siuke peatäie viga, ei tea, kas saab peatäie alla ka ajada seda, et võib-olla oleks ka nagu niisama. Looli, kuidas oli? Vaata, seal ongi, et kui sul nagu on ka peatäis, see ongi siis, et pead arvestama, et kui sa teed peatäie, pead suutma ka ära selle, händida. Ja vahelt pole, kuidas selle ära händid nagu, aga on näiteid, kus ei händlita ära. Ja DJ katki näiteks. Ja, DJ katki. Kas me peame ta päris nii... Me ei hakka, ma arvan, see pole oluline. Kes olid, need nägid? Jah, kes kohal olid, need nägid. Pärnus meil oli turniir oli meil. Ja, töökoja turniir. Ja seal nagu kooruski välja, et kui sul oma DJ-d ei ole, siis tegelikult sa riskid. Meil oli tegelikult nagu plaan, DJ Katki pakkus ennast, tollel hetkel ta ei olnud veel nagu ametlikult DJ Katki. Ja meil just live algas, langetasime kiire otsuse, davai, ole siis, ega ei teadnud midagi. Mina panin tanki su veel tegelikult. Ütleme koos langetasime, meie live ja koos tegime. Lükkasime, ütlesime, davai, võid meil DJ vabalt olla. Ja kuskilt maalt oli DJ Katki. Et ei tekkinud seda rütmi, mis minu arust, mis mulle nagu meeldib sättida, et nagu lugude vahepeal on väikene õhk. Me ise ei saanud selle esinemise nagu,
tempot ja seda kulu. Meil ei olnud otsustusvõimet. Et DJ otsustas ise, millal uus lugu hakkab. Ja lugu, kui pidi nagu läbi saama, siis ta oli luup peal, et ja need kraabitsad seal. Kraabitsad tulid kuskil täiesti suvalt, väga agressiivselt, liiga kaua rütmist väljas. Ja see... No see oli õppetund selles suhtes, et ise olime süüdi tegelikult. See oli õppetund et järgmine kord peab puhuma panema, kui tuled võtame promilli ära. Tuleb mõõted ja siit ka üleskutse. Ma nagu, väga live oli väga lahe. Ja... Tegelikult sellest sai omamoodi äkt nagu ja me endale ka üllatuseks või nagu mille pärast me endale oleme nagu öelnud, et me oleme tublid ise oli see, et nagu me ei jäänud nagu kusema. Ise katki ei läinud. Ei jäänud nagu mingi põdema. Isegi tegime sellest väikse sündmuse, ristisime ta DJ katkiks. DJ oli veits katki. Siukene, ütleme paralleeliks võib-olla siuke DJ maailma Kevin. Jah, täpselt. Et päris Kevini staadiumis ikkagi nagu isegi siis ei oleks nagu beatidki tööle läinud, aga ta oli nagu DJ maailma Kevin, et ma ei tea, äkki ilmutab ennast veel kuskil. Andke teada, kui DJ katkit kuskil näete. Aga ma just mõtlen siin nagu... Aga kui lood nagu mängisid ja vahepeal lihtsalt tulid asjad liiga kõvasti, liiga järsku. Ja mitte kuidas meil oli ette plaanitud. Nii need asjad ei läinud, kuidas me ette nägime. Teinekord spontaansus on okei, aga see nagu natukene oli off-beat nii-öelda kogu laivi kontekstis. Vaat siit me et see Aga DJ Katki sai sellegi poolest aplause. Sai. Ja ta pärast pani vingeid, kui freestyle'i osa hakkas. Siis oli nagu... Tal oli liiga hoog oli soor. Ta sai võib-olla soonele ja ta võib-olla, kui ta oli mängijatud, aga siis ta ei saanud ka peatäit reguleerida. Ja võib-olla see ka, ma ei tea, vaata. Aga me jõuame nagu sinna järgmise nagu... See oli tegelikult nagu tagasi vaadates täitsa nagu tore kogemus, vaata. Positiivne kogemus. Nagu see tegelikult hullult meeldib. See jääb meelde meile. Minu arust on naljakas nagu, lahe. Aga lihtsalt, see oli, ma räägin, laive ajal mul ei tunne, et see mind häirib, aga see on ka natuke naljakas ja et mul oli nagu mõlemat oli minus sees. Ja see pani mõtlema mind, kuidas edasi, et kas järgmine kord, kuidas et lahendada, kui on sama olukord, pole DJ-d, et mida teha, kas nüüd me jõuamegi, kas see on nüüd see normaalne, et sa lähed esinema, sul DJ-d ei ole? No tegelikult nagu ma ütleks, et tegelikult nagu ei ole, aga meie plaan oligi, et me paneme ise, et see on meie osa actist, et me vahepeal kuule, nagu sinu kord on ju unustasid biidi, et see pidi olema meie osa sellest meie nii-öelda show'st. See oli meie algne plaan. Siis tuli tema, et las ta siis olla, vaata. Ja see nagu pidi osa oli väike plaan. Tähendab, see oli ikkagi meie enda viga oli see täiesti. Okei, ja. Meie viga ikka. Meie viga, ja. No, aga siis nii ongi, et õppetund, et mulle jõhkralt meeldib, kui ju tekib siuke ise DJ-tades, vaata, sa ei pea seal palju tegema, et mingid trikke või värke oleks, aga siukene rütm, nagu laivi rütm, vaata, sul tekib artistiga väike siuke, et nii umbes see pikkusega paus, rahvale väikene ruum reageerida loole. Võib-olla artist teeb väikse mingi jutu, siis edasi minna, millal panna õige beat, et Viljandis oli meil DJ Pain, et ta oli ka esmakordselt meil DJ, ma ei tea, kas ta on üldse räpi DJ varem olnud. Ta üldiselt mängib rohkem sukest räppi ja vähe sukest seda uuemat soundi. Tema oli väga nice, adekvaatne. aga kuna pole koos teinud, et seda rütmi just, et ta teaks ise, et võib-olla mingi lugu nagu peale panna, et
tunnetada, et ei pea ootama nagu meie reageeringut, et kuule pane vaata, et seda oleksime saanud, et seda me saaksime omavahel veel timmida, et ta vahepeal paneb nüüd, ütleme, saab aru, kus mingi jutt võib-olla hakkab nagu otsa saama või kokkuvõtma, ta paneb juba ennetavalt selle intro peale, onju. Mulle nagu tegelikult meeldib nii, kui DJ juba, tead, nüüd hakkame minema, vaata, et see on see rhythm, mis ma nagu mõtlen. Kuidas sa muidu üldse suhtud sellisesse nähtusesse, kui on, ütleme, pundiga esinema minek või ansambliga ja kui üks vana on nii kände, et tõmbab nagu et ta Keviniks ära ja siis et see live nagu tuleb siis nagu selline, nagu ta tuleb. Et kuidas sa nagu suhtud sellise olukorda? No mulle ei meeldi see, meil on olnud Pärnus sellist laivi küll. On. Ja nendest laividest üks, kui diivanit taha said, siis sellest mul on ka positiivne mälestus, aga ükskord on ka negatiivne. Oli siuke sitt laiv oli, täis rongiõnnetus ikka, ei tulnud midagi seal välja. Ja siis olid ka, kas üks või mitu venda olid suht purjus. No mulle nagu, et see artist peab ise nagu ikkagi läheb esinema, ja seda, et peatäis võib ju olla, aga peab selle peatäi ära jagama, millal nagu... No garantii on vaja anda. Et pungis hästi... Kui sul on see suur punt, siis on nagu nii sitt, vaata, teised ju on ka, vaata, ja tahavad hästi teha võib-olla mõni vend on nii keskendunud, Just. Et jah, võib-olla see tuleb ennem läbi rääkida, et kas me lähme oksendama või lähme esinema. Aga see ei ole üldse meie puhul, neid kordi on üksikud. Ei, aga ütleme, kui sa lähed vaatama mingit asja. No see jah. On ju, et võta vaataja, pealtvaataja, võtame külalise vaatevinkst, et maksud rahad, asjad ja tule, siis sa saad nagu šnati saad nagu, et see on nagu, ma pungis hästi palju olen seda varasemalt näinud, seal on nagu muster ikka, keegi on nagu täiega lömmis nagu ennem laivi ja siis on mingi siuke kuradi või kui kõik on, siis on see, muutub see nagu mingiks, juba mingiks uueks absurdi tsirkuseks seal vaata, kui on mingi, vanad seal igaüks saab mingit kakofooniat vaata. Et siis see muutub performance kunstiks, aga muidu on jah ikkagi nagu valus on. Vaata, aga mis reeglid siis pungis on, kui teil üks vend... Ei olegi, vaata, ja see ongi, vanad on nii hädas nagu, mingid vanad ei suuda lihtsalt. Sanktsiooni on vaja. Et nagu, käivad näiteks kaasas nagu, ja peavad ennem, kui on nagu ära esinetud, kogu aeg peavad kaasas käima. Et see kahtlane vana siis, kes kipub ennast, et ta ei saaks kuskilt nagu, siis ei lastagi teda üksi kuhugi, vaid nii kogu aeg, jott vee on peal kogu aeg nagu, sest et läheb käest ära ja pole mõtet nagu, kogu aeg nagu pettumus. Ja siis see ongi nagu, alati mul nagu tekitan nagu küsimusi, aga ma mõistan ka nagu jälle seda, et see esinemine on nagu üks siuke osa, aga tulevad lihtsalt mingi, räpipeod, pungipeod saab tegelikult päris hästi nagu võrrelda. Et sama on lihtsalt siukese skene kokku saamine. Et seal on nagu ka seda ja siis sellepärast vist nii lubavadki ennast nii känni juua või nagu, et see kontsert nagu pole nii oluline, kui ma kohtun siin omade sõprade ja saame siin koos vaata hängida, umbes nii ja naa. Aga kõik ei ole ju siukse selle suhtumisega sinna tundoni, et mina räpi laivi koha pealt, mul on see, et esiteks Sevige artist, Sevi endale mingi DJ, kellega koos ehitada näiteks seda kava mingil määral ülesse, kuula DJ nõuannet ka, kuna DJ-d on tõenäolisemalt kuulanud rohkem muusikat kui artistid läbi. Arvad? Mina arvan küll, sest et nii palju, kui ma suhtlen inimestega, siis DJ-del on ikka see muusikaline silmaring suurem kui artistidel. Artistidelt saad vahest nagu artistid küsid, mida kuulad. No ma kuulan kõike ja siis see ei tähenda palju ja siis hakkad nagu süvenema. Tegelikult
kuulab väheseid asju. Kuulab suht väheseid asju ja arvab, et kuulab palju, aga kui DJ-dega, teiste DJ-dega suhtlen, siis mul on see, et nagu holy shit, et siin ma ei tea küll mitte midagi, on ju. Okei, muidugi võib ka erandeid olla, on ju, aga nagu DJ-d on rohkem, kui sa kuulad, ma väidan. Ma ei ole jah, see on sul väga huvitav. Ma väidan. Ma olen järelduse teinud. Ma tahaks nagu, vabandust, tahaks jõledalt kaasa praegu tulla selle jutuga, aga mulle see oli nii huvitav. Mul tegelikult tahtsin kuskil jõuda ka oma jutuga. Et räpi live. Jah. DJ-ga, okei, see oli väike kõrvale põige lihtsalt. Ja. Et oma DJ-ga tasub nagu koos seda kava üles ehitada ja nagu võib-olla nagu kaasata, teha see DJ olemine ka seal nagu interaktiivseks, et tal oleks ka seal midagi teha. Mõelge mingeid kohti välja, et kui tuled jäppedi, teed oma räppi ära ja lähed minema, tore ja, aga tehke DJ-ga mingit asja, olgu kas ta oskab scratchida või mingeid efekte või mingisuguseid üldse mingid muid asju, mis nagu võivad sobida konteksti, et tehke DJ laivi osaks, mitte et ta ei oleks järjekordne tüüp, kes tuli biite panema. Et seda võib nagu, sa võid ise ka endale biite panna vaata laivi ajal, kui sa tahad, et nii oleks. Aga kuidagi DJ siduda selle laivi osaks. Nõus. Näiteks Reket, ma praegu mõtlen hea näide Lauri Tähega, kui nad käivad. Seal toimub mingi scratch, eeldab scratchimise oskust, on ju. Aga ma ei tea, mingisugune, olgu see siis mingisugune beat switch, ütleme, teed oma originaallugu, aga DJ tõmbab poole pealt kuradi Cypress Hilli peale, mida iganes. Või refrääniks, vaata. Tehke mingid selliseid asju ja usaldage oma DJ-d, tehke koos see asi, et ära tule lihtsalt räppi ja lähed nagu minema, vaata, vaid nagu sellised asjad, need töötavad. Inimesed tulevad ja panevad tähele neid detaile ja sa saad ise uut energiat ka. Olgu see lihtsalt mingi beat'i vahetus refrääni ajal näiteks, pärast tuleb tagasi või mingit selliseid asju ja siis DJ saab oma sellest väikest creative ego toidetud, oma väikest edevust, on ju, ja ta saab sellest ka uut powerit ja kindlalt nagu kaasata rohkem DJ-si oma laividesse on kindlalt nagu, see teeb laivi palju ägedamaks. See võivad olla väiksed asjad kas või, sa oled ise artist, aga anna talle natukene seal nagu. As tustib ka, mine ju vett vahepeal, ütle, et see vend on kõva vend, vaata, ja siis ta teeb mingit maagiat seal. DJ maagiat. Oota, aga mis see mu väide ennem, et DJ-d on rohkem kuulanud? Kas ei ole nii või? DJ-d on tavaliselt need tüübid, kellel on jõhker collection, vaata, ja mitte tavaliselt, aga pigem. Aga kumb paremini loeb nagu lugu? Kas artist või DJ või? Ma väidan küll, et DJ, jah. Ütleme see, kui ma ütlen nagu DJ, siis ikkagi nagu ma oletan, et ikkagi muusikaliselt laia silmaringiga. Ja artist nagu, kes ei mängi plaate? Jah. Okei, ma olen nõus sinuga, jah. Ma olen nõus. Jah, ma olen nõus, jah. Sest et artistil DJ töö eeldus on juba see, et sa kuulad jõhkralt manti. Jah, ja võib-olla on ka eelduseks ka erinevad lähtepunktid, mida artist kuulab ja mida DJ nagu loos kuulab või mis tema jaoks nagu olulisem on, et DJ jaoks on võib-olla, ta peab sügavamale minema võib-olla tõesti nagu kogu komboga peab minema sügavamale, et artist valib, mis tal vaja on võib-olla. Et see on sul väga lahe see, jah. Vaata, näed, sain ise ka nagu... DJ tunneb, ütleme seda tihtipeale. Seda tunneb seda tantsuplatsi või seda nagu venue asja nagu paremini, vaata. Ja tal on see feeling sellest nagu parem. Ja et nagu mingid, nüüd kava ülesehitus, et nagu kuule see lugu siis ja mingid sellised asjad see välja, et... Aga vaata jällegi... Toome räpi DJ-d tagasi au sisse, ma mõtlen. Ja. Et nemad on ikkagi sellele kultuurile alguse pannud ja
ja toome nad tagasi Ausisse. Natuke jälle vaidlen vastu, et no artist, ütleme, et kui ma olen trummar, mängin trummi. Jah, siis võib juhtuda, et ma jagan trummi elemente, trummi ringe ja trummi asju paremini kui DJ, kes võib-olla ei suuda tuvastadagi, mis trumm element konkreetselt praegu üldse lööb. Absoluutselt, aga ma nagu rääkisin nagu live kontekstis, kas see on... Ma lihtsalt ise, et endale nagu ülevaadet rohkem saada, ma praegu üldse mingit live ega midagi üldse ei arvesta. Siis me räägime juba uuest asjast. Me võib-olla räägime nagu uuest asjast nüüd üldse. Mina just mõtlesin, et live kontekstis vaata, et seal ju põhimõtteliselt ei ole vahet, mis mudel sneeriga sa selle sneeri lõid. Ja ei, meil läks juba alguses... Laienda oma mõtet, aga... Et lihtsalt see, et DJ omab nagu ülevaadet paremat, aga peensusteni sisse minna ikkagi artist, oleneb, mis ta, kas ta laulja või sealt hakkab see nagu sõltuma. Iseenesest mind see tegelikult, mul ükstapuha. Peaasi, et just nimelt, et tegeletaks sellega, see on oluline. Ja nagu jah, et ma lihtsalt nagu DJ see sisend, mis ta sellesse võib anda, on nagu kuulake nad ära ja nagu koos ehitada, et nagu lihtsalt nagu ka meie siis saame öelda, ilma DJ-ta lähme kuskile. Ja DJ saab teha veel täiesti uue asja. Olemasolevast originaalist paneb 2 erinevat, 3 erinevat, 4 erinevat asja kokku, tuleb täiesti uus lugu. Et nõus, et DJ-l ikkagi ta on parem plaatija kui artist. Ja koos seda, ja seal ma kordan ennast. Koos on nad kõige paremad. Just, et ta ei oleks järjekordne tüüp, kes biite sulle paneb. Et nagu selle teeb kõik ära. Selle teevad kõik pohvilt ära. Aga mis sa ütleksid, mis on nagu number 1 asi, skill või asi DJ-tamise juures nagu kõige see lood tähendades lugude valik nagu ja tähendab, vaata siin nüüd ongi, sa küsisid minu käest minu arvamust. Ma toon selle vana hea näite, kus mul see seisukoht kujunes. Ma käisin 2 peol. Käisin kõigepealt esimesel peol, kus ma läksin ametlikult. Ja seal suht hästi miksiti kokku sittasid lugusid. Ma ei olnud väga rahul. Me läksime edasi järgmisele peole, kus vana mängis vinüülid, see oli Omo baaris veel kusjuures. See on mis Tallinnas? Tallinnas. Lihtsalt liikusime pundiga. Aga nagu gei-klubis. Gei-baari läksime. Mina ei teadnud, see gei-baar on. Aga lähme sinna, seal pidid, ma ei mäleta, mis seal oli, odavad joogid või mingi põhjus. Hea muusika. Jah, läksin sinna, vana mängis vinüülidega, ülihea taussi. Aga üleminekud olid, ikka, pinga-ponga. Täiesti suvaliselt nagu võpsikust peateele vaata, ja see oli nagu ebameeldiv, see üleminekud. Õnneks ta tegi nii lühikeselt. Aga mis see lugu seal all oli? Mul oli automaatselt meelest ära läinud see üleminek, see mind absoluutselt enam ei huvitanud, kui see lugu mind endasse võttis, see oli ja järjest tuli plaks. Mõtlesin, kurat, see on tänase õhtu nael nagu. Tuleb järgmine veel ja saad aru, mul oli karp lahti vinüülidega, vana mängis. Kust ta need lood sai? Nagu ma ei olnud siukest deep house'i kuulnud, see oli nagu aga üleminekud väga koledad. Aga positiivne elamus sellest peost. Ja see kaalus üle, on ja? See kaalus nii palju üle, sest et ma kuulasin nii palju head muusikat ja mulle see väga meeldis. Vaata, ja ma ei ole tegelikult ju endast nagu DJ-ks väga pidanud, kas mina mängin muusikat. Sa tahad öelda küll nii. Et ma oskan neid asju, aga ma ei panusta nagu nendele. Sa oled ikkagi nagu DJ.
no okei, olen. Kes meist ei oleks? Olen, aga ma olen siis nagu teise siukse selle mingi suunaga või noh. Et mina mängin ju ka 128 kvaliteediga rippe mängin mina, kui on hea lugu. Noh, see on kõva. Ma saan võtta sellest igalt poolt. No see niimoodi ikka, noh, Function One'iga sa tuled nagu, noh, mingit kaka kvaliteeti nagu. Function One, see on mingi tehnika. See on nagu first class audio tehnika. Suured kõllid on need nüüd või? Suured kõllid ja väiksed kõllid. Jah, Function One nagu, et on siuke firma. Või noh, siuke nagu helisüsteem. Et stuudios Tallinnast tuli see esimesena. Okay. Ja oli kõva sound oli küll, kui ma seal käisin mängimas. 128 siis. Ja ma olen ju ka veel ju pooli miksidest olen lõiganud, kus on veel You're listening to a radio show, vaata. Noh, ka need on nagu laivi minu mängimistele sisse tulnud, mis on nagu järjekordne fail, vaata. Aga lugu on nii hea ja seda pole näiteks veel välja tulnud. No ühesõnaga, mis iganes. Mul on väga lai, noh, latt on madal tegelikult. Ja see nagu DJ-dele käib täiega närvidele. Vaata see, noh, sellepärast ma nagu poole kohaga. Või siis väga laia püksirihma. Oota, aga mis siis, kuidas see päris DJ? No päris DJ mängib vinüüle. Sa oled vist seda juba öelnud, ja sa alati ütled mulle seda. Aga nii on, sest et kui ma näen vinüüli DJ-sid mängimas, teades süsteemide toimimist, ülesehitust, kuidas need noh, ja kui ma näen, et vana vinüüliga laseb sama kiiresti asja kuradi sünki, kui ma nagu joogidega, tal ei ole mitte milleski kinni hakata, kui ainult oma kuradi kõrvast ja käe-aju koostööst. Vaata, see on paradoksaalne värk veits, kui keegi hakkab, ma jällegi oma vaatlustulemuste põhjal. Kui keegi hakkab DJ-tama, siis ta peab nagu kõige tähtsamaks oskuseks, et kuidas neid biite omavahel kokku panna. Sest et see on... Aga kui sa küsid mõnelt vanalt juba olnud DJ-t, siis see beat matchimise oskus, kui ta peaks järjestama, tihtipeale ei ole seal eespool. Ei ole. Seal on mingid muusik, nagu sa ütlesid, lood on ja luude valik, mingisugune, ongi muusikaline silmaring, tunnetused ja mingid nagu siuksed asjad jäävad sinna, et sellele ei panda nagu nii suurt rõhkusid. Muidugi see on lahe, kui seda hästi tehakse, on ja? Aga see ei lähe sinna ettotsa minu arust. Ta ei lähe ja vaata, siin on ka üleüldse, miks on ka hästi, minul on hästi raske, kuna mina olen see kuradi mingite raamide vend olen, mul on mingid raame vaja. Ja siis on ka see tänapäeval üleüldse nagu mingite stiilide kirjeldus, mida keegi tiibiks näiteks peab, see on täiesti kardinaalselt erinev, mida mina pean tiibiks. Noh, ja seda ongi raske seletada ja nüüd tulebki see sinu see DJ-de, miks DJ paremini lugusid, et sa peadki kuulama nii palju, et sul tekib omal tunne, et see nüüd ongi nii, et see on see stiil. Noh, see vist on umbes nagu sama nagu filmižanritel vist saab nagu või kunstivormidel on tegelikult, kui ta on mitme stiili piirimail või hästi palju segunenud, kuidas sa määrad seda, vaata, noh. Et aga paljud nagu ütleme, ma ei tea tegelikult, aga mulle tundub, et ongi liiga vähe kuulamist nagu, jah, tegelikult. Liiga vähe seda musa ülevaadet asjast. Ma olen nõus, jah. Et ma nagu... Ega seda kohe alguses ei saagi ju nõuda. Seda saab, see ongi aastakümnik. See võiks olla üks eesmärkidest või nagu selline nagu juhatav jõud. Vaata, siin ongi, nagu sa ütlesid, et kõik proovivad seda tehnikat, aga jäetakse see õng nagu... Alguses kuidagi või jah? Võib-olla palju jätavad ka lõpus. Ma ei tea, vaata. Aga ta käivadki koos, et see nagu jõusaal, et kui sa ülakeha treenid, sa ei saa öelda, et sa kulturist saad poolenisti, vaata. Kolmnurk oled. Jah, et peab ikkagi nagu kombo või nagu tervik peab olema. Aga see lugu, vaata see teine pool, see hõng ja kõik see,
selle sa ju määradki läbi selle kuulamiste massi, selle meisterlikkuse, mis sealt sa omandad. Et tavai, okei, meil on läheb siin mehe tech-house-likumaks üle või? Kuule veits ja okei, sa juba tead juba hõngu järgi, et tõmban ka vähe tech-house-ikamat või läheb progeks üle või whatever, et nüüd mängime kurat seda stiili või toda stiili, et sul on oskus laveerida, et sa saad aru, mida partner mängib ja sa oskad sinna samaga vastata, samas sauku. Et see nüüd see terviklikkuse see ja kui sul need on nagu omandatud, siis ma ei näe tegelikult takistust sinna, et sa kuhugi ei jõua. Võib-olla äärmusstiile mängides võib-olla siis tõesti ultra speedcore. Sellega võib-olla tõesti 50 eluaastastega enam nad ei tule sellel peole. Neil on vaja valgeid roose. Oota, aga kas sa seda oled näinud, et mingisugused... Me rääkisime mingist asjast või? DJ-tamisest. DJ Play One for the Batman. Jah. Aga see, ma ei tea, palju sa oled kokku puutunud, hästi mingi jutud vahepeal käivad, et tänapäeval mingid DJ-d ei mängi ja et tantsivad ainult ja teevad ainult TikTokke või mis sul on sul mingisugune nägemus? Ma olen sellega nõus. Oled sellega nõus? Ma olen sellega nõus, et see nii on. Mis mind häirib. Miks? Sellepärast, et tuleb jälle uus nimi panna sellele asjale. Nagu nendele räpis uutele asjad. Ei, aga kui näiteks DJ ajab DJ asja, aga lihtsalt nagu teeb ennast maailmale teatavaks, et ma olen ka DJ läbi kasutades mingit kuradi platvormi, olgu see TikTok või Instagram. Ei, ma saan aru, et tänapäeva DJ-d panevad loo käima ja hakkavad tantsima. Ja see asi. Ma räägin sellest. Okei. Ma sain nüüd jälle valesti aru. Räägi, see on hea. Siis kui see ei ole DJ-tamine enam, see on mingisugune performance või mingi... See on jah midagi muud. See on show, mille üheks elemendiks on see, et sa paned mängijate pealt mingeid asju vajutad, heal juhul, kui sedagi. Aga et ikkagi DJ kunst võiks ikkagi jääda niimoodi, et DJ seal küüru seljas nokitseb, seal väikse lambiga seal kuskil ja rahvas tantsib ja samal on huvitatud, et mis sealt nüüd nagu, mis tema tegevused seal nüüd siis muudavad ja mis sealt nüüd siis tuleb nagu. Et see on selle kunsti nii-öelda niisugune vorm minu hinnangul. Okei. Sest et kui ma nagu olen pidudel rahva seas tantsin, ma tantsin, kui on eriti jalu, kui ma panen silmad kinni, on mul täitsa suva, mis see DJ teeb. Aga kui mul mingi ooksam või kui ta teeb mingeid vigureid, mis mu kõrva kikitama panevad, ma olen kohe vaatan, mis ta teeb. Valgusshow, kõik tossud, värgid, tema üleminekud, asjad. See muutub etenduseks, see muutub showks ja nii ta peakski olema. Aga meil ta muutub showks sellepärast, et vägistatakse tants, et sa siis seda nagu midagi, et siis midagi toimub, vaata. Aga peaks toimuma hoopis seal masinate taga. Olgu. Okei, ma saan aru sust, jah. Jah, et mul on sellega probleem. Aga see, mis platvormidel DJ-d ennast presenteerivad, võimalused on olemas, tuleb neid kasutada. Whatever viisil. Ja ega ma ei saa ümber muuta, et see tänapäeval see DJ-ndus on sinna liikunud, kuhu ta on. Tuleb lihtsalt oodata. Mis ei oleks? Jah, et tuleb oodata jälle skene ise reguleerimist. Kaua sa seal ikka vaatad neid nagu, siis ta peab järgmisena võtavad paljaks ennast. Et edasi arendada seda, kuna see juba muutub tavaliseks ja siis nad hakkavad suurendada mingeid asju sisse toppima. Sellega see lõpeb alati. Ja siis reguleerub ise see skene, ise reguleerub. Ma vahepeal näen ka seda samas neid narratiive, et need tänapäeva DJ-d, aga need päris DJ-d, kes siis seda ajavad, võiks ka natukene nagu maha rahuneda ja tegeleda siis selle õige DJ-ndusega. Las siis need ajavad seda rida, mis ei ole õige, et nagu calm the fuck down ja aja oma nagu seda DJ asja ja tegelikult ei ole midagi hullu. Ja võtta siin... Sest nii palju on tänapäeval
DJ-si sellepärast, et see on fucking lõbus tegevus. Vaata, nõus ja sa saad ju elamust ja sa saad ju, ja kui sa veel teistele meeldib veel sinu süsteemid ja kokku pandud asjad nagu anna minna, et mul läks kurat meelest ära ja mis ma rääkida tahtsin. Terror. No ma tahtsin midagi kõbiseda veel ühesõnaga. Tuli meelde, et siin ongi nagu, et need õiged DJ-d. Õiged. Kobisevad. Gatekeeperid. Ja mina ka on ju nende hulgas. Et no kõik on väga valesti liikumus ja kõik see DJ majandus, kõik tantsivad ja siin blä. Aga tuleb ju lähtuda ju, mis rahvale meeldib või nagu, et see on kahesuunaline. Et see on ju publik ja see on DJ. Ja kui publik naudib seda, mis see tänapäevane värk, ma ei saa ju sellele kuidagi nagu, ei saa, jah. Ma saan ainult teised saab hullu, et näed, sul on kade meel, et sul rahvast ei ole, et neil on rahvas, vaata, et sa proovid mõtte isegi nii, vaata, on ju. Ja nii ongi. Ja nii ongi, ma ei saagi midagi teha. Ma saan proovida seda, mida ma õigeks pean ja seda siis nagu proovida parendada ja tuua rahvani nagu, et noh, on ju. Et see on ka ainuke asi, mis ma teha saan, jah? Ja nii ongi. Ja loota, et see skeene ise reguleerub. Või siis nagu korralda ise pidu ja õpeta oma publik välja, kuidas sinu peol tuleb olla ja asju ajada. No õnneks see undergroundi ei ole absoluutselt selline nähtust, ma ei ole näinud nagu. Pigem, et see oleks niimoodi sisse tulnud. Undergroundi või? See ei ole underground vibe'iga asigi. Undergroundis on asjad nagu kogu aeg on olnud, ehk siis nagu õigesti minu arust on ju. Aga see on nagunii, peavool liigub niikuinii peavoolu, et... Ongi, need on erinevad maailmad ja ei tasu nendele üldse rõhku panna, las nad siis teevad seda showbizi õigel kujul. Ja underground vennad teevad undergroundi õigel kujul. Ja alati on lahe näha seda, kui see mõni underground peavoolu läheb. Kuidas ta lööb segamini, nagu kõik asjad lööb sassi. Kõik on peata kanad. Noh. Et undergroundi vanad nagu... Seal pead hakkama kompromisse tegema või kuidas sa lähed edasi. Mainstreami kuuled ju kurat neid ju põhimõtteliselt, kui tehnovend nagu... Et ühtepidi ju tahadki, et sinu underground leviks. See on ilgelt vana teema, vaata. Ja kui see sul õnnestub, siis ta ju muutub mainstreamiks, vaata. Ehk siis, veits nagu... seisund. Mida ma tegema pean? Kui sa ei taha ju mainstreams, ei tohi undergroundi propageerida. Sest muidu ta mainstreamiks ja siis see ei ole enam underground ju. No ei, ikka underground on ikka nagu meeleseisund. Ei, tegelikult on nõus, jah. Seal võib ka palju rahvast olla. Seal võib... Sa ei pea või seda mingit noisi mängima, et saali tühja noida. Pane vahepeal mingi rütmiga asi ka, noh. Nii on. Pane mingi piita. Tegelikult asjad ei ole hullud üldse. Ma ei usu ka. Et lihtsalt läbi sotsmeedia me näeme kõiki asju hästi palju. Ja kiiresti. Jah, et mul nagu... Tegelikult õiged DJ-d on ikka olemas. Või kas õiged on nagu loll sõna, aga nagu tüübid, kes ajavad ausat asja. Jah. Ma pigem näen siin ühte nagu teistsugust probleemi, mis on ka tegelikult meil juba läbi lahatud, aga teeme veel. Et mul on jäänud lihtsalt see mulje, et vahet pole, kui hästi DJ või kui hästi artist nagu esineb või kui kõva vanad on, siis mul on pigem jäänud siiski mulje, et inimesed lihtsalt ei tule enam välja. Ja see on nagu tõuseb nagu trend, et vanad meieealised, nemad ajavad seda pereasja ja noored ajavad üldse mingid, ma ei tea, mis asja. Noortel on mingid omad teemad, noorte pidusil, kui vaatad mingid mingid räpp noored artistid. Aga käivad ikka peol või? No ma ei tea, kui ma näiteks võtan mingi noored räppartistid, Sam käis Pärnus. Meeletult oli seal rahvast ikka. Mul oli nagu templis oli nagu... Siis ma panen jälle võssa reisket. Ja neil, mis seal... Väga hästi võssa panen. See on väga hea, et meksin. Nad käivad. Sest mulle on jälle mulje, et kõik kopitavad vaata kodus, aga
mina kopitan kodus, vaata. Tegelikult on niipidi. Ja miks keegi välja ei lähe? Ma ei saagi näha, sest ise olen kogu aeg kodus, vaata. Ma nagu... Jah, vaata, ma arvan ikkagi, ma olen noor, vaata, aga ma olen tegelikult vana. Minu teooria on vahepeal see, et nagu neid Pärnu kohta võib-olla see ei kehti, aga et neid pidusi ja nišše on nii palju, et nagu Eestis on nii vähe inimesi, et nagu siis on see, et meil ongi igal peol natukene. Et sul on, vaatad, et sul on 20 inimest, aga see ongi kõik selle stiili kuulajad on kohal tegelikult. Selle suupžanri austajad on kõik kohal, järelikult täis maja, on ju. Aga jah, inimesi on nii vähe ja inimesed vananevad, meil on vananev see, ehk siis üldiselt peadki edukas on see, kes juba praegu vanainimeste muusikat tegema hakkab ja paljud on selle ära tabanud ka. Jah. Palju edu kõikidele promootoritele ja siis kohaomanikele siin vananevas ühiskonnas pidude korraldamisel. Et valgeid roosi hakkab järjest tihedamini läheb peale. Või siis võib-olla me peame ise võib-olla oma pidudele, et teeme mingi peo, aga samas paneme ka kohe siukse nagu Pärnus tüüpi, mitte nagu siuke liikuv sanatoorium või siukse nagu tervise liikuv ratastel tervisekeskus. Et kui sa tuled sinna, et siis seal piletis ja seansis mingi tohter vaatab su üle, vaata su tervise kiirelt nagu üle. Ja et võib-olla peaksimegi nagu kirjutama tervisesse, et tere Jopska Mäki, et sooviks esinema tulla. Et kas on mingit Soome publikut vähe pakkuda? Näiteks. Aga, aina. Jah. Või kui ise hakkame käima väikestest kohtades, suveaedades, Kilingi-Nõmme suveaed, tuleme oma töökoja pundiga ja meil on ka kuradi, mingisugune agregaat on kaasas. Südamekirurg. Ja südamekirurg on kaasas. Sapka. Jah, näiteks. Sapka tuleb meil kuradi selle Arstiks ta ju õpib seal, on ju? Jaa. Alltöövõtnuna tuleb ja vaatab üle, neerud asjad, katsub üle ja vähemalt saad, et tänase peo pead vastu. Aga Pärnu, ma Pärnu omast, Pärnu turniiri oli väga tore räpipidu, ma ütlen sulle. Nagu väga meeldiv, publikut oli, skeene tuli kohale. Aitäh kaugelt tulijatele, ka DJ-le Katkile. DJ Katki ja tulid teisest otsast kohale. Ja RLV Massive'i vanad olid kohal. Ja tegelikult oli äge. Tegelikult oli vägev, et kõik on vägev. Ja, et tegelikult see oli tore. Kuule, meil on Instagramis mõned küsimused ka DJ. Meil on see DJ teema läks ikka, jah. Massiivseks, täna terve saade meil, üks teema. Ja, võtame Instagramis mõned küsimused. DJ-alased siis. Ja. Nii, kas seti preppimine või pulgaga puldi taga ravdoogimine? Ravdoogimine, kui see tähendab nüüd improt, et puusalt panen. Jah. Mulle see alati meeldib vabadusena rohkem, aga on teatud pidusid, kus on lihtsam minna kindla kavaga. Kui on tund aega, näiteks Island Soundid on mul on niimoodi. Suuremad esinemised. Jah, kuna ma lihtsalt jään sinna kuradi menetlema ja kipub samamoodi ka vanasti, kui sai käidud seal juupornides asjades, siis otsid lõpuks nii haigeks, et loobud või siis mingi jamaga lõpuks lepid, vaata. On ju? Ja sellega on ka samamoodi niimoodi, et kui sul on 6000 lugu ja sa lähed seda 6000 seast seda õiget otsima, siis suure tõenäosusega sa ei leia seda. Et nendel pidudel ma olen läinud kindla kavaga ja ongi minimaalselt lugusid ja mängid neid ära ja ei tekigi üldse sul mingit tõmblemist mujal minekuks nagu. Ja, no ma vastan ka. Vasta midagi. Et mulle meeldiks tegelikult rohkem teha selliseid sette, kus ma saaksin nagu preppida. Ma ei mõtle nüüd üks-ühele, et notepadi kirja panna ja üleminekuid, vaid lihtsalt, et umbmäärase preppi, et need lood võiksid seal toimida. Kuigi tihtipeale, kui me teeme nagu ise pidus või siis kui me mängime räppi laividel, siis on see, et meil on siuke umbmäärane aeg. Kaua mängid ja siis nagu sellist kuidagi, siis ma nagu ei tee sellist preppi, lood on mingid olemas, aga näiteks selle töökoja turniiri raames ma panin hunnik lugusid, siis tegin nagu ühe lisafolderi, sorteerisin mõned lood, panin natuke värsket asja
mis ma nagu arvan, mis minu arust võiks enne meie laivi ja teiste laive olla sellel peol mängitavad, aga seal see ei ole nii prepitud nagu üks-ühele, aga ta on ikkagi ettevalmistatud set, ma ütleks, et mõnda lugu võib-olla mõnikord ei lase ja ma olen veel tegelikult niimoodi teinud ja sellisel asjal mul on ka nii juhtunud, et teed ära need lood sinna ja siis pärast lähed ikka oma vanadesse kaustadesse, kurat, nagu valed lood valisin, nagu need ei ole õiged lood, aga mul on back-up'ina ju kõik teised asjad ka kaasas ja ma pean kalibreerima seda situatsiooni. Siin tuleb veel väga hea küsimus iseenesest. Siin tuleb seda lihtsalt nüüd natukene veel laiendada minu arust. Et me peame lähtuma siin, kas ma mängin üksi, kui ma näiteks back-to-back'i mängin, siis on nagu täiesti rantimine nagu selles suhtes, mis on eriti lahe nagu. Ja siis sa saadki minna, et vaata, kuidas sul kolleeg mängib mingi teise kallakuga loo, kurat, läheb vähe sinna, tavai, tõmbame seda sektsiooni. Ma nüüd ei räägi räpist. Räpis on seda nagu raskem teha, et teiste stiilis on nagu vähe kergem minu arust. Aga räpiga on mul pigem niimoodi, et ma tõstan nad ühte foldrisse mingi kuradi portsu lugusid valmis. Ja mul on ju, kuna raske mängida, ta on keeruline vormilt. Ta hakkab kohe pihta seal räppimisega. Ta hakkab erinevalt. Ta hakkab nagu iga nurga pealt suvalisest kohast suvalisel asjaga. Et siis üldiselt mul on teinud niimoodi, et sorteerid nad kiiruse järjekorras. Et siis hakkadki aeglasemast tulema ja siis liigud, vaata, nagu me oleme ka niimoodi teinud. Aga hõngustikus ma räpis, ma ei niimoodi ei loe. Minu üks selline mõte või asi, kui kunagi peaks juhtuma, et mängijad leiavad oma tee siia stuudiosse sellised poolstatsionaarsed, siis ma tahaksin harjutada endale räpisettidesse sisse mingisugused, ütleme, alustaks 2 looga mingisugune beat juggling värk, nagu ma nagu sellest loogikast saan aru, ma pole lihtsalt harjutanud ja ei ole nagu motti niisama harjutada, et valiks mingid 2 lugu, millega saaks nagu trikke teha, vaata, ja siis võib-olla saaks seda nagu edasi ehitada. Sest et alati kuskil väljas mängid, siis on nagu mängijad, vaata. Ma nii ei suuda, et ma vinüülikatega õpin selgeks ja siis pärast mängijate peal, et väiksed mingid trikke ma olen nagu mõelnud ja et siis võiks seda nagu edasi arendada. See on see laivistamise asi nagu, et see ongi see on puhas preppimine, oleks sellisel juhul. Siis alguses, et pärast läheb ta ikka siis laiviks, et see on nagu elementaarne, et kõigepealt sul on kuradi baas, mängijad ja sinna saad siis hakata kas mingit samasuguste masinatega saad hakata lisaelemente juurde. See on juba jah, eriti live. Ja see on nagu mul pikemat aega mõttes, aga ma ka laiskil, et ega mugav. Vana rasva peal ikka tahaks, Mängijad on kuradi jõhkralt kallid või isegi need kontrollerid, mis on nagu ühe ekraaniga mängijad. Kallid on, ma vahepeal vaatan, siis ma ütlen, kurat ikka praegu ei ole nagu nii vaja, aga tegelikult oleks tore selline asi. Ja. Aga järgmine küsimus. Aga veel saab seda öelda, et vanasti algusaegadel oli rohkem preppimist. Jah. Praegu ikkagi juba lähed, paneb puusad, sest et nii palju kaua, kõik on nii tuttav juba, kõik on nagu kodus oled nagu. Mina tegelikult suht, kui ma lähen, kui kutsutakse mind kuskile või kui mul on selline au, et keegi kutsub mind kuskile mängima, ma ikkagi valmistan selles suhtes ette, et ma viskan hunniku lugusi ühte kausta. Ma käin korra läbi, mõtlen, mis koht see on, mis pidu see on, ja teen sellise isegi nagu suuna näitamise nagu siukse kausta. Et ma natuke kujutan ennast sinna juba, kuidas see on, ma teen mingisuguse sellise ettevalmistuse ja siis pärast vaatab koha peal, kus see nagu tegelikult läheb. Sa ikkagi teed päris siukest meelestan ennast nagu teadlikku ikkagi siukest nagu preppi nii hõngu kui ka nagu ette nagu tuleva siukse selle nagu visualiseeringuna, et see on nagu tore, see on väga lahe kuulda. Mul on see aasta olnud selliseid uudseid DJ-sette mul näiteks Keikasi, mis on, üks oli see, mõlemad on seotud
autoüritustega, üks oli nende hooaja avamine, siis ma pidin nagu mõtlema, mis muss sinna läheb, on ju, mingite värki, jõhkralt sain nagu targemaks, millist mussi seal nagu järgmine kord mängida või mida nagu rohkem või milliseid lugusid juurde otsida. Ja siis teine oli meil seal ringrajal ka see autoüritus, aga oma olemuselt erinevad üritused. Üks oli rahulik siuke jalutamine, teises oli fucking drift käis, seal läks siuke drum and bass kommertsi poole rohkem ja see nagu toimis seal, aga vahepeal olid mingid muud asjad, siis mängisin mingid et proovisid nagu sättida, vaata, ja see oli nagu eelnevalt natuke meelestatud. Ja siit sa nüüd avasid veel omakorda nüüd selle küsimuse veel ühe sukse nurga. Hästi palju sõltub professioonist. Mis pidudel sa üldse harjunud mänginud oled? Need on sellised äärmuslikud, need, kus sa oled oma mugavustsoonist väljas. Ja vaata, seal nagu selgub nüüd see tegelik siis meelekindlus. Et kuidas sa seal nagu vahet pole, kas sa failid, kui sa saad failida, siis on ju, kui sa ise oled kindel endas, siis saad failida muusikaga. Ja see on okei minu arust. Aga kui sa failid mõlemas suunas, et sa jääd nagu ka ebakindlaks, et sa ei oskagi sinna midagi või sa jäädki sinna põdema, vaata siis nagu mureneb laiali. Aga mul on olnud küll niimoodi, et ma tulen peale tunda oma musaga ja näed, et see ei lähe sinna absoluutselt. Aga midagi pole teha. Ja mängidki oma asja edasi. Midagi pole teha. Kui ei ole asendust võtta. Võtan teise küsimuse. Davai. Kust kõige mõistlikum laule osta? Me räägime räpist, on ja? No, me peame minu arust ka elektroonilist musa kindlalt Beatboardist on... Ta on, Beatport on kõige nii-öelda kuulsa või ühesõnaga või ütleme kõige ma ei ole teisi kasutanud, jah. Ma ka ei ole. Hinnad on samad igal pool. Suuresti küll. Jah, et sellel pole minu arust küll vahet. Et on elektroonilise poole pealt Beatport, Tracksource, Juno ja võib-olla, et ongi, siis on muidugi Discogsid ja kõik need asjad on ju. Sealt vist Discogsist lugusid ei osta. Sealt saab albumeid vaadata. See on teine süsteem. Aga ma ei tea, ma pole neid teisi kasutanud, aga minu arust see Beatport tegelikult toimib päris hästi, sest et seal on mugav. Paned nad sinna korvikesse ja minu arust see protsess on nagu mugav ja see leht on minu arust no aga räppi tuleb ikkagi... Räppi mina ostan näiteks iTunesist. See ei ole võib-olla, ta küsib kõige mõistlikum. Minu arust see on natuke tüütu. Sul on vaja tarkvara esiteks, ma ei tea, kas seda brauseris saab teha. Mul on mingi tarkvara, kust ma seda teen. Mingi softi pead alla tõmbama. Aga ta on natuke konarlik minu arust. Sealt see ostmine, kui ma võrdlen Beatboardiga seda protsessi, siis Beatboard on nagu palju sirgejoonelisem ja mugavam kasutada. Aga mulle ei meeldi nende hüpika akende asi. Beatboardis pole õnneks seda. Et sa paned nagu loo mängimisse, jääb samasse aknasse. Aga näiteks Junol näiteks oli ja minust ka Tracksource'il, et kui sa vaatad play'le, siis ta viskab eraldi sul selle kuradi playeri akna nagu. Ja see on nagu järgmine lihtsalt mingi vidin, mis sa pead pärast nagu kinni panema või tõstma seda kuidagi. Aga Beatportil on see väga hea ju. Beatportil on väga hea, et ta hakkab alt lihtsalt mängima ja ta ei viska mingeid hüpikakleid juurde nagu. Ja iTunesis ka sa oled selles süsteemis sees ja seal nagu ma ei tea, ma olen räppi sealt nagu ostnud. Aga minust nagu Amazonist saab ka osta faile. Soovitan Bandcampi vaadata. Seal ei ole kõiki asju. Seal ei ole kõike, aga need on need iseseisvad vanad, mida jällegi... Seda küll, jah, seal on aus. Seal ei ole jälle, mis on Bandcampis, ei ole jälle mujal. Ja näiteks räpi vanad, kes ise välja annavad, nad suure tõenäosusega ju ikkagi Bandcampis pakuvad oma... No mitte alati tegelikult. Või siis otse nende käest on ju. Ja Bandcampis on asju, aga seal ei ole ikka päris kõiki. Aga seal ongi rohkem siukseid teemanteid, džemme on seal rohkem selle eest. Ja seal on seda kaevamist peab olema. Aga minu arust ongi võib-olla äkki on mingi platvorm, ongi puudus siuke, kus saaks nagu
noh, iTunes, minu arust on natukene nagu linka-lonka on seal, ma ei tunne ennast hästi sealt nagu no iTunesis käivad Apple'i omanikud on ja jah, no Windowsi pealt, ma olen Windowsi peal seal, mul on nagu hästi ammusest ajast on see jäänud ja siis ma olen nagu sealt soetanud lugusid, kui on vaja mingit räppi näiteks. Aga mingit jah, sellise beatboardi stiilis lehekülge, mugav, kiire, lebo, ma ei tea, oleks selline asi võib-olla puudu või keegi ütleb, et kuule sealt loll. Ega kui mingit albumit tahad või midagi, et ega siis ongi ju, sa leiad mingi loo jah, ja lähed guugeldad kõigepealt, siis vaatad, mis asi see üldse on, kus see saadaval on, mis asi ta üldse, kas on üldse saadaval midagi ja siis vastavalt olukorrale siis noh, et ega ei oskagi midagi soovitada. Need kuradi voogedastuse ettevõtted on kõik head kohad noh, alla surunud otsingutes, vaata, et nad on oma propagandaga tulnud. Sa tahad kuulata või? Selge, ei, ma tahan helifaili. ei, Spotify saad näha, mingi 9.99 saad kuulata siin, kõik maailma lood on sul siin. Ega ju tegelikult ju sinna suund ongi ju, kõigepealt kaotati kärsatajaid ära, et sa ei saaks ise midagi endale luua, kõrvetada. Nüüd on järgmised mälupulgad on ju, noh, et sul pole vaja ja kõik on ju, lähed ju ainult ju lihtsalt korradi Spotify, noh, miks sul vaja alla laadida? Mine kuula, vaata online, blä on ju, noh. Et ma ei oska muud soovitada, elektroonilist beatboard, kõike, mis on jõhker underground, kas otse artistilt. Või kui keegi teab mingit head iTunesi alternatiivi, siis andke julgelt teada. Ma olen nõus vahetama enda seda. Ma tean, et Saksas on, kas on mingi, on vinüülide, on... No see on juba teine maailm. Jah, mingi blä, mingi, kus on ainult vinüülid. No see on juba läheb... Et noh, et aga siis sa peadki juba manuaalselt ja füüsilisel kujul. No ta küsimus oligi, kus mõistlikum laule osta, et ma lihtsalt oletan, et ta mõtleb faile vist. Ma mõtlen tavaliselt laule, millest me ka praegu räägime. Ma arvan, et ta seda mõtteski. Okei, no jah. Järgmine küsimus. Kes on DJ Katki? Millele me juba vastasime? Laialt rääkinud, me ei hakka täpsustama. See jääbki siukseks undergroundiks. Mina lisaks võib-olla juurde, kes või mis on DJ Katki? Jah. Nii, viimane küsimus. On teil oma viis, kuidas biite teete? Iga mees teeb omamoodi, kust saate sampleid ja nii edasi. Ta võiks nagu öelda see ja nii edasi asemel mõne konkreetne küsimuse, et ma võin öelda, kust sampleid mina sain piisavalt infot küsimusest. Okei, ma võin vastata, aga tundub, et ta tahab, ma lihtsalt mõtlesin, ta tahab teada asju, millele ma võib-olla ei anna kohe vastust, vaata. No aga ta on ise süüdi siis. Aga igatahes on teil oma viis, kuidas biite teha? No sul on täielik oma viis, kuidas biite teha ja noh, sa üritad seda kogu aeg maha teha, aga ei tohi. Ma teen ikka seda neid edasi samamoodi. Sa teed, siis kuidas sa teed siis see üks sinu biite tegemismoodusest? Kõigepealt peab hakkama üldse pihta kõrvast. Kõigepealt, ta tahab, küsib, kus me sampleid ja kõike see, ma nüüd seon üheks tervikuks jutuks kokku, selle üritan luua. Et kõigepealt hakkab kõrvast, et kui mingisugune heli kuskil meeldib, siis läbi selle heli hakkab assotsieeruma mingi ülejäänud mingisugune visioon. Noh. Ja siis, see selleks on ju, ma saan omal need meilis elemendid kätte, kuidas iganes, kas samplitena või ma ise lõikan, on ju, töötlen ise või loon ise nullist, on ju, mis ma vaja on. Aga kõigepealt hakkab ikkagi minul alati trummist, trummirajast hakkab minul. Kõigepealt ma loon trummiluubi. Mina mõtlesin just seda, millega sa teed biite. See on väga unikaalne asi. Kas ma teen traktoriga või ma teen Sony Acidiga? No traktoriga, mis see tähendab? Traktor on see, et see tähendab, tegelikult on see ju tavaline DJ-programm. Kus on 4 rada. Tavaliselt. 4 tekki, 4 sellist jogaratast. Jah, et saad 4 lugu tõsta. Nii.
siis ma võtan mingid trummid. Vahet pole, kas ma varastan Group Home'ilt need või kuskilt mujalt. Panen nad ühe raja peale ja siis ma näiteks võtan mingist loost mingisuguse lõigu, venitan ta hästi aeglaseks, pitchin teda kuidagi pidi, blää, teise raja peale, kolmanda raja peale kolmas asi, neljanda raja peale neljas asi, siis ma panen recording, ajan need omavahel kokku, lindistan need üheks failiks, siis võtan seesama faili, avan uue traktori programmi. Teed 3 või teed sellest 4 ühe. Paned ta ühte. Nüüd avan uuesti programmi. Nüüd on mul jälle 4 rada. Ja paned selle eelmise 4, millest ühe tegin, panen esimese ja siis sinna jälle üle tõstan vajalike asjadega. Ja kõrva järgi siis kogu aeg see käib, see kemüüse käib ja siis ma igat kanalit, siis igat elementi kõrva järgi ajan ta siis paika. Helistiku tugevust, ulatust, kõike nii-öelda. Su tööriistad on ju väga piiratud, sul on seal mingid filtrid, mingi faaser on seal, mis seal on mingid veel väga vähe asju on seal, millega toimetada. Kompressorid seal üldse ei ole vist. Kurat, see on kõige lõbusam tööriist. Ja ma tulengi alati, ongi ju see käekiri, et ajatid, mingid asjad tulevad erineval ajal sisse, sellepärast, et ma lihtsalt ei jõua nii kiiresti neid peale lükata. Sa laivis lindistad, see on ja ma lindistan laivis jah, et see on nagu. See ei ole klassik, kes ei tea, siis see ei ole nagu klassikaline moodus biitide tegemiseks. Tavaliselt sul programmis see luubib ja sa saad kõike timmida pärast üle kõvadust. Aga sul on see, et mis on lindistatud, see on lindistatud, see on sinna ühte faili kokku koondatud ja midagi pole teha. Eraldi timmida neid ei saa. Ja kõvad masterdajad ja miksijad, nagu sina teete ja olete suutnud, tähendab, siiamaani kakast saia teha. Aga selle mooduse pluss on ikka see, et see omanäolisus on seal nagu nii üle. Seda nagu, küll on. No, muidugi kõrvasüüks peab lõpuks kõik ajama, aga kurat, kui sa teed erineva programmiga ikka biidi, siis no ma arvan, et mingi 90% kordadest ma tunnen ära. Kui sa ei ütle. Ma võib-olla rohkem eksin, aga enamus korra. On ära tuntav. Jah. Et see programm annab ikka mingi oma touchi juurde. Sinu kõrva pluss programm või kui sa teed tavalise ehk siis Sony Ace-idega, on klassikaline biidi tegemise programm, kus on siis ruudukesed, grid ja selline kastikeste majandus ja nii nagu normaalsed inimesed. Nii nagu tavaliselt, jah. Aga vaata see on amazing. See on lihtsalt see, et kui ma nagu teen tavalises programmis, siis ma saan selle nagu luupi panna, ainu mingi sektori, aga ma pean ikkagi muutma mingit tuuri, muutma mingit helistikku mingil asjal. Ma ei saa seda nagu online'is, ma ei saa teda nagu, kui ma nagu manuaalselt teda, ma saan teda hoobilt paigas, et ma pean nagu suures programmis, ma pean nagu C-trellid, B ei sobi, A-trellid ei sobi, mis sobi, aga ma pean igaks juhuks ikkagi käima kogu selle helistiku ükshaaval läbi muutma, vaata hiirega pean vajutama, et ma tahan järgmist tuuri. Et see võtab oluliselt kauem aega, kui ma nagu seal traktorist saan on ju määrata seda helistikku pitsides, aga see jällegi ei anna seda puhtust, et seal on pooltoonid, liiga järsult tulevad sisse mingid asjad, liiga kõvasti tulevad asjad sisse, No minu biidi tegemise moodus ei ole nii... Mina kadestan sinu tegemine. Mul ei ole nii eksootiline, mul on ikkagi nagu klassikaline lähenemine. Sa saad parimad soundid, parimad asjad saad sa kätte ja sul ma näen kõrvalt, see käib sul kuidagi lihtsalt, käib sul see... Mugavuse peale väljas ja tavaliselt, kui ma nagu räägin sellest moodusest, siis mulle jällegi enamus korrad ma alustan sample'iga, ma ei tea, mulle meeldib neid trumme sinna sample'i sisse rohkem sättida, kui et ma alustan trummidest. See kuidagi tundub minu jaoks nagu loomulikum või ägedam või
või ma arvan, et ma saan nagu selle õige selle gruuvi või swingi, et ma leian sinna sample'isse need trummiaugud või noh, mingi siuke. Mis sample, kas on bassirada või klaverid või mingi sünt või? Enamjaolt mingi meloodiline sample, olgu see siis klaver, sünt, mingisugused helid, aga ta on nagu meloodiline, aga mõnikord ma hakkan seda meloodiat otsime ja ma leian sealt bassi kogemata, siis ma võin ka bassist esimesena alustada, et. Aga kuidas sa takti määrad siis? Mis mõttes? Nagu, kiirust või? Et kuidas sa tead, et sul et see bass sul õige koha peal on? No ma panen selle tavaliselt tiki. Metronoomi paned lihtsalt, metronoomi ja mõni päev, kui ma olen nagu, ütleme, natukene liiga vihane, siis mul metronoom ajab närvi, siis ma panen mingi hi-hati juba ette metronoomiks. No lihtsalt nagu mõni päev on see, et see metronoomi hääl on nagu, käib mul närvidele, siis paned hi-hati ette, võib-olla pärast muudad. Mul käib see metronoomi hääl närvidele, mul käib see hi-hati hääl närvidele. Mul on ainuke, mis mind metronoomiga rahuldab, on see loop, kui ma juba terve rütmi juba panen. Ja siis ma ehitangi sinna rütmile kõrget peale, aga see ei tähenda, et need rütmid sinna alla niimoodi jäävad. Need, mul on nagu, ma saan mingisuguse tooriku, ma saan üldvaate, et kas üldse niimoodi hakkab minema. Mul võib-olla tekib selle käigus, et mul on jõle hea kõrge ots tekib, aga see trumm on jõle sitt nagu. Noh, siis ma vahetan. Mul väga harva, kui ma seda alguses valitud sample'it ikka välja vahetan. Et selle vahetamisele ma olen ta juba nii-öelda ristinud sinna juba. No kindlasti leiab juhuseid, aga see on väga-väga harv nähtus. Ja viimase aja asi, millele ma nagu pööran tähelepanu biite tehes või muusikat, biite produtseerides, ongi see, et ma proovin mitte üle mõelda ja sellele kõrvale ja kõrva maitsele kuidagi nagu rõhuda rohkem. Et proovida, et ma ei pea tegema mingeid keerulisi asju, pigem nagu see touch peab õige olema, ja see on nagu asi, millele see on minu viimase aja selline filosoofia või mille järgi ma praegu lähtun, kuskilt ma selle sisendi sain ja see mind praegu nagu juhib, et proovi leida hea maitsekas asi, et sa ei pea, kõiki asju ei pea toppima mingidagi, et ei tohi täist, vaata mul kui on juba on nagu see on õige, siis on õige. Jää rahule, ära hakka üle et võib-olla sellele forssima. Valikule panen rohkem rõhku, et ma varem olen teinud hästi kärsituna, väga hea, juba läheb, davai, siis teinekord avast, kurat, et tegelikult oleks võinud hoopis teise koha sellest loost võtta või üldse selle sample'i juba alguses, et ma kiindun sellesse ära vaata nii. See näitab, kui niimoodi on, et oleks nüüd selle mingi blä, seda muuta, see on areng. Juba on toimunud areng. Aga vaata, siin nüüd on see, et mina olen nagu langemas iseenda loodud lõksu. Kuna ma teen ühte tüüpi soundi, siis ma ütleks just niimoodi, et ära ole just kindel endas nagu asju tehes, sest et nüüd see viimane reliis näiteks, mis mul tuli, Tiibikas. See lugu, mida ma kõige vähem arvasin, et läheb, see on kõige esimene, see läheb kõige paremini. Vana aja, sest et mina olin kindel hoopis, et need elemendid töötavad. Aga see oli suur viga. Ja mul on ka näiteks mul eelmine reliis, mis mul välja tuli, lugu Metsamajand. Kõige sitem lugu, mida ma üldse teinud olen. See mul Beatboardis kõige rohkema müügiga, esimene kohal, kõige rohkem on müünud. Seega tuleb ennast usaldada, aga kuskilt maalt tuleb hakata enda kindluses kahtlema, sest et mul on nagu segi läinud mugavus ja mingi muu see nähtus. Et ma suure tõenäosusega kasutan mugavaid turvalisi neid, mida ma olen varem juba mis on edu saavutanud, mingid süsteeme ja kardan või ütleme niimoodi, et põlgan ära mingi erineva kõla, siis see näitab tegelikult, et mina näen seda ainult niimoodi.
et mina pean hakkama nagu teistpidi mõtlema. Aga et saada niimoodi on kõigepealt vaja ikkagi endal mingi sound, läbi mille sa saad nagu küpseks. Et selles suhtes tuleb ikkagi nagu mingid endale head ja huvitavat soundi taga ajada, nagu sa selgitasid. Ja üldiselt ma ütlen, et ma ei tea, ma praegu jõhkralt naudin biitide tegemist, nagu praeguse aja hetkel ma tahaks paremaid teha, tahaks natuke katsetada, liiga palju ma ei taha ka korraga katsetada, ühesõnaga ma tunnen, et ma jõhkralt nagu, ma tahaks täiega teha, ma tahaks endale ehitada, vahepeal võib-olla kellelegi teisele. Ja, mulle näiteks. Järjest rohkem tuleb mu töö tegemise rutiini sisse seda, et me nagu planeerime kellegiga, võiks teha nagu, lindistab vist ikka. Ja, lindistab. Et me planeerime kellegiga, et võiks teha albumit, siis ma juba hakkan nagu oma peas vaikselt seda soundi taga ajama ja selline kerge kalibreerimine käib, aga samas mulle meeldib ka nagu palju biite teha, et mitte, et ma ühte timmin 100 aastat, vaid et ma teen nagu mitu tükki järjest, et ei jää kinni, kogu aeg nagu muutub asi ja siis pika peale tulevad need õiged biidid õigele artistile välja. Kõik on väga õige. Ma ise kasutasin samad meetodid, tegin palju biite ja siis sai läbi neid kuulates või nendega nagu tegeledes selguvad, kuule, näed, siukest otsa ma polegi teinud. See nagu on hea, see teistest edistub. Näed, vaata, see on praegu nüüd enda jaoks on nüüd enda tugevus. Noh, et kui sa nagu ühe teed, sa pead selle ühe piiresse jääma selle analüüsiga. Ta ei anna sul nagu, ei pruugi anda sulle suuremat siukest pilti, aga teinekord ei olegi seda pilti vaja, aga läbi selle see areng nagu toimubki, et saadan biite. Ma olen nõus, teeme keegi. Teeme räppi reis. Teeme koos mussi, ma olen nõus. Teine pool küsimust, et kus sampleid saate, siis ma ütlen YouTube'ist. Mina YouTube'ist. Ma kirjutan sinna, mul on kanal muidugi, mille nimi on Music. Siit või öelda välja oma salakohtasid. Ma ütlen välja ikkagi, ma ei hoia neid asju. See on YouTube'is juba olemas ja selle nimi on Music for Empty Rooms. Keegi, kes kuulab, võib-olla talle ei meeldigi need soundid seal. Music for Empty Rooms on selle kanali nimi, kus mina käin tihtipeale või siis kirjutan YouTube'i näiteks sad piano samples ja siis panen sealt playlist ja siis kuulad neid sad piano playliste näiteks. Ükshaaval laksad läbi neid seal. Või siis mingi muu omadussõna, mingi muu pill samples ja siis otsid sealt playliste. Ja siis mööda neid kanaleid ja salvestanud seal midagi, et seal YouTube'ist teeb. Mina suht sama, ma veel ka... Mulle need tänapäeva sample back'id, kus on nagu drumkitid mulle meeldivad, või kus vahest on mingid one-shot ja asju, aga need siuksed sample back'id, kus on nagu terve see sample hästi, ta kõlab hästi, ta on hea, vaata, sa saad selle sample'i veel juppideks võtta, ta saadab sulle, siin on bassirida, siin on klaveririda, siin on mul see viiulirida, sa saad veel ta võtta nagu juppideks. Ja mul on see tunne, et see on liiga siuke valmis. See on liiga valmis ja meil ei ole sellega midagi nagu teha ja mul on lihtsalt mingi mentaalne plokk ees, ma ei suuda nendega tegeleda. Mulle meeldiks väga niimoodi kellegiga siukest isiklikku kollääbi teha, kes teeks nagu sampleid niimoodi, vaata. Keegi kedagi teada, aga niimoodi netist näiteks soetada neid selliseid, mul on mingi plokk ees, ma pigem lähen ikkagi nagu siukse mingi juba tehtud musa peale, musa sampeldamise peale välja, see on kuidagi palju seikluslikum. Mina saan näiteks sampleid Maci käest, kui ma küsin, et anna mulle sampleid, siis ta on andnud mulle pulga peale. Samamoodi YouTube'ist. Ma võtan ka lugudest hästist, et ma räägin, et alati saab lugusid saab venitada, saab kiirendada, saab tagurpidi panna, saab pitchida, saab kajatada, saab hakkida, saab chop
räppida saab kuradi Sämpeldamine on see, mis sa ütled. Sa saad plaanis. Nagu rapsida sellest asjast. Manipuleerida. Sa saad manipuleerida nii palju kui tahad. Kui on vaja, olen ise ka Fruity Loopsis näiteks toruringi olen ise teinud. Saab teha nullist. One shotist. Saab one shot'e, saab loop'e, saab, aga kõik algab kõrvast. Kõrv peab tabama midagi, mingit potentsiaali, mingis helilõigus või mingi asi. Käib kõigepealt plaksti, ma tahan seda. Piirad ära ulatuse. Siis hakkad sellega tegelema. Et niisama ei ole, ma võtan suvaliselt selle mingi asja ja nüüd hakkan nendest tegema. Ei, et kõigepealt mingi asi peab sütitama, peab kõigepealt nagu midagi peab kuidagi mõjutama. Peab kuidagi mingit seda loomegeeni kuidagi ja siis, kui see on nagu olemas, siis hakkab ise nagu mingi lõuend avaneb ja hakkavad tekkiva mingisugused mingid idee sopsukesed, mida hakkad siis nagu täide viima või kuidagi realiseerima. Jah, minu soovitus on YouTube'ist, salvesta endale kanalid, salvesta endale playlistid kuskil ära, proovi oma seda otsingu kirjutamise skilli parendada, sealt kes iganes, kuidas on see oma playlisti nimetanud, vaata, mida otsid sealt nagu... Mina saan soovitada küll ühte asja. Mina väga hästi taban pääde, torusid ja siukest sektsiooni, et igale algajale, kui ta küsib, kus me nagu sampleid ja kuidas me nagu neid asju teeme, ma soovitaks kõigepealt välja selgitada, mis asjad üldse nagu meeldivad. Et mis osakonnad. Et torud, tasuks hakata sampleid otsima torudest. Räpibiidist. Räpibiiti hakkad tegema. Ma eeldan, et ta võib-olla nagu sampleid saksofonist. Küsib ja näiteks saksofonist. Et välja selgitada endal, mis nagu ühes biidis see kandev osa on või nagu see tugev osa. Et mis meeldib. Kui trummid meeldivad, boom-bap'i luubid on üle head, siis soovitan sellest alustada, aga kõigepealt on see vaja nagu see välja endale, et mis kõige kodusem on, mis sektsioon kõige paremini käpas on, selgem on ja mille kõige vähem kahtluseid on. Et sellest alustada, see paika panna ja seda ülejäänud osa hakata sinna siis kuidas iganes, kas katseeksitus või kindlat mingit struktuuri järgides nagu lihtsalt hakkad minema. Kuule, tõmbame vaikselt kokku. Tõmbame nahhu. Meil tegelikult oli veel teemas, aga me ei jõudnud kuskile. Ma vajun ära nagu Sapka. Vaju, sa oled head tööd ka teinud. Ja, aga kui keegi arvas, et nagu Sapka päriselt maha maeti, siis me nägime teda templis. Ta oli töökoja turniiril ja isegi hoidis mikrofoni käes seal. Ja ta oli täitsa rõõmus oli. Ja ta lustis seal. Nii et tema seal DJ Katki saatel andis minna. Ja, nagu meiegi. Ja. Kurat, aga järgmine kord on jälle minna. Ja. Aga täna lõpetame mineku. Tšau! Saatke raha ka, kui teil on. Tšau! Aitäh teile!